Kui ma saaks valida koha, kuhu ma saaks ööseks jääda, ma oleks ehituspood. Kas sa nagu käid seal, katsud seda tooli, kui ma nüüd ristsõna lahendan, et kas see nagu hea puit, mille peal istuda või see nagu... Ja sa võid mind suunata või ma ei tea, nippe anda, kui sa must vanem oled või ma ei tea, mõni pereliige oled. Aga ainult siis, kui vanem oled. Ma just tahtsin öelda seda. Ma tean, et on inimesi, kes võivad ka nagu mingi jumala südamerahu scrollida. Ja sa küsib, mis nad vaatasid. Ma ei tea. Mulle jääb mulje, et Triinu on see saatesse ära, eks tundub, et ta tahab ikka veel puuonni ehitada. No nii, kui kas sina ei tea pesumasinal rohkem režiime kui üks ja kuidas pesumasin käima käib või need telefonikõned, kui sa pead helistama autoremonti ja higistad enne, et see ametlik kõne teha, siis tea, et see on kõik osa täiskasvanu olemisest ja me keegi ka ei tea seda. Ja tänases episoodis plaanime rääkida siis, mis teeb ühest inimesest üldse täiskasvanu. Mis hetkel me üldse tunneme, kas me oleme täiskasvanud, kas me üldse saame tunda kunagi, et me oleme täiskasvanud. Ja elu eesmärkidest räägime ka. Või noh, üleüldiselt, mis need eesmärgid meie jaoks on. Et kõrvalepõikeid on tänasest saatest kõvasti oodata. Ja siit tuleb tõenäoliselt üks pikk episood. Possibly kõige pikem, mis meil vist kunagi eetrisse on läinud. Jah. Nii et nüüd võite selle vahekaardi ära vahetada, teha oma muid tegevusi ja hakata kuulama lihtsalt, mida me pläkutame siin. Aga me lubame, et selle põnev episood. Väga põnev episood. Tutvustame ka siis 11 või noh, iseennast äkki. Et mina olen Ketlin. Ma olen Triinu. Reimo. Ma ei tea, alustame siis teemal täiskasvanuks olemine või? Tundub nii. No. Aga tunnete, et olete täiskasvanud või? Ei. Vahelduva eduga. Vahepeal ma tunnen ennast päris lapsena ikka. See käib üle päeva, vaata. Aga täna olen, eile ei olnud. Homme võib-olla olen. Ja, mul on ka see, et nagu tööl, ma käin tööl, et siis nagu oleks täiskasvanu, samas ma töökollektiivis tunnen ennast puhta lapsena ikka. Et päris siuke, ei ütleks, et päris täiskasvanu veel olen. Kas teil on mingit asja olnud niimoodi, et ma ei tea, ma olen märganud, kuidas mida aeg edasi läheb, seda rohkem inimestele meeldib mingi rohenäplus, niimoodi, et ma ei tea, mingi taimed ja värki näed, mingi poes vaimustavad mingi vau, siuke lill või mingi seda tahaks istutada, tahaks mingi, kas see, kuidas te selle koha pealt tunnete või kuidas teil sellega või on teil mingi endal sarnane asi tunnet, et fuck? Mul on see, et ma ei ole taimede elus hoidmises võib-olla kõige parem olnud läbi aastate, aga ma endale ühikasse ostsin küll ühe lille ja see on siiamaani elus. See reisis reede õhtul Pärnu poole, et tahaks loota, et ta Pärnus ka ellu jääb, siiamaani ta on päris mitu kuud elus püsinud. Ja käin ostan endale juurde, et vahepeal ma vaatasin, et ma olen inimene, kes ei suuda taime elus hoida, aga mingil põhjusel mu aknalaua peal oli siuke mingi 5 poti taime äkki kodus ja siis ma vaatasin, et huvitav, kuidas ma neid elus olen suutnud siiamaani hoida. Et see rohenäplus tuleb küll minu meelest vanusega. Ma tunnen, mul on 0 taime, mis on actually ellu jäänud. Kõige edukamalt ma olen muru külvanud lihtsalt. Ja seda ka ma ei pane seemneid maha, vaid ma vaatan kurja pilguga seda mulda, kuni lõpuks umbrohi kasvama hakkab ja loen seda muruks. Aga mul seda osa veel ei ole, et ma tulen selle peale, et võib-olla võiks ümber istutada taime või midagi sellist. Sinnamaani ma ei ole veel omadega jõudnud. Ma hetkel olen jõudnud sinna, et mul lihtsalt on taimed kuskil ja nad püsivad actually elus. Kuidas sul, Triinu? Taimedega või siis mingi asi, mis sa väiksena mõtlesid, et fuck, miks täiskasvanud siukest asja teevad ja nüüd näed ise teed mingit sarnast asja. Miks seda nagu vaja on ja täiesti mõttetu asi sinu edest väiksena võib-olla? Ma ei tea, ma armastan mööblit ja ehituspoode. Nagu taimedest, ma ei tea, ma olen maal üles kasvanud, ma saan aru, okei, kogu aeg kuskil herneraksus käisid lapsena, mis iganes. See oli nagu üline, siis ma tahaks seda uuesti teha. Need on need kohad, kus ma saan aru, et okei, aega on päris palju möödas juba. Aga ehituspood. Kui ma saaks valida koha, kuhu ma saaks ööseks jääda, ma oleks ehituspoodi. Ärge andke mulle toidupoodi, riidepoodi, mitte midagi.
ma läheks ehituspoodi. Seal on materjale, ma saan mõelda, kuidas ma võib-olla tulevikus võib-olla oma kodu hakkan sisustama, mis materjalidega, mis võib-olla elemente ma sinna tahan. mis tööriistu sul vaja on ja Jah. saad tutvuda nendega. Akordrelli, saagi, kruve, mis kruve kuhu lasta võib, onju. kas sa nagu käid seal, katsud seda tooli, kui ma nüüd ristsõna lahendan, et kas see nagu hea puit, mille peal istuda või see on nagu mitte see, mida ma tunda oma käe all tahan, kui ma mõtlen, et kuidas on mingi asi 2 tähega. Võib-olla. Ei, niimoodi ma istumas küll ei käi. Ma vaatan. Ma nagu kõnnin ja vaatan. Ja kui see mulle väga pikalt silma jääb, siis ma hakkan võib-olla korra katsun ka seda materjali ja kui see materjal on halb, siis ma nagu Okei. Ma ei tea, mööblipoed mulle sellisel kujul ei meeldi. Need on overwhelming. Aga kui ehituspoes on mööblit, diivaneid, voodeid, asju, siis see on fine. See on see nimelik. jah. Ma lihtsalt jäin mõtlema, et ma ei tea, kui palju see on see, et nüüd ma arvan nagu beebid või mitte beebid, aga lapsed ka kujutavad, et oh joo, tahaks seda nari omale koju, siis ma saan seal üleval korrusel olla ja laeva mängida ja siis saad selle põhja ära võtta ja sealt kanali teha, et seal allkorrusel ja ülemisel korrusel samaaegselt olla. Kuigi võib-olla see ikka on. Nagu ma just mõtlen see ettekujutam, see on nagu mööblipoes meeldib see, et sa käid, vaatad seda mööblit ja kujutad ette, et kuhu see oleks lahe paigutada ja mis nendest materjalidest oleks lahe teha nagu. See on just ütlesid. Ei, see on nagu see, et lapsena sa mõtled ühtedele asjadele, et ma tahan seda narivoodit, onju. Aga täna, kui ma käin poodides, ma pigem vaatan selle pilguga, et ma on terve elu mingi kindel stiil olnud, kuidas ma võib-olla tahan, et mu tulevikus kodu oleks. Kui ma üldse ostan omale kunagi oma kinnisvara, onju. Aga selleni me ka vist hiljem alles jõuame. Aga nüüd, kui ma käin poes, siis ma vaatan seda asja pigem teise pilguga. Et kas ma tahan seda või ei taha või et kas see läheb kokku sellega, mis ma mõtlen. Et kui ma kunagi hakkan kas ehitama või sisekujundust tegema oma kodule, et siis ma ei hakka seda täiesti nullist tegema, vaid mul on mingi visioon juba pikalt paigas olnud. Ehk siis ma nagu seedin seda juba pikalt. Mitte, et ma ei tea, oletame, ma ostan 10 aasta pärast omale korteri või maja ja siis ma hakkan sinna umbkaudu ostma asju, mis mulle praegu meeldivad või tollel nagu hetkel. Ja siis läheb 2 aastat mööda, siis mulle ei meeldi enam, siis ma hakkan jälle uut otsima. See on teistpidi nagu raiskamine. No, praegu sa nagu vaatad selle pilguga ka, et mis omavahel kokku sobiks või mis võiks nagu siuke statement piece olla või see. Aga kui sa lapsena vaata käid vanematega kaasas seal mööblipoodides, siis on see pigem, et vaatadki, et see nari on äge või ma ei tea, see laud on äge, aga sa ei vaata üldse selle pilguga, kus need omavahel kokku ka sobivad seal toas. See tervikpilt. Sa vaatad üksikut elementi. Sa vaatad seda elementi, sa vaatad, ma ei tea, see on roheline, see on punane, aga see on jube äge ja see teine asi on ka jube äge, et me issi ostka, et siis on nagu, paneme sinna tuppa ja siis kasvad suureks ja vaatad, oih, see näeb nagu tervikpildis näeb ta päris jube välja. Mulle jääb mulje, et Triinu on siia saatesse ära, eks tundub, et ta tahab ikka veel puuonni ehitada. Ta lihtsalt vägisi leidis praegu mingi peaaegu nagu sobiva näite, et kuidas... No taimede elus hoidmisega ma olen ka meeletult halb. Mul on see vist ka nagu pärilik. Mul ema suutis kaktusega välja suretada, nii et... Ma oskan ka seda. Klassik. Okay. Aga mis vanusest on see, et enam ei võiks puuonni ehitada? Ei, seda küll ma tahaks siiamaani. Ma mõtlen sama, et ma ei tea, lähme peale saadet puuonni ehitama. Lebo. Ma ronin puu otsa. Et Riinul on ehituspoes kõik vajalikud asjad välja vaadatud. Ja ma tean täpselt, kus riiulis midagi asub, palju millimeetreid kuhugi läheb. Meil on ainult puud vaja. Metsast leiab. Oota, aga kui te olite, ütleme, ma ei tea, 13-14 kuskil põhikoolis ja nägite, ma ei tea, need, kes on 11-12 klass, kas teile ei tundunud nemad juba täiskasvanud, et vau, miks nii vanad inimesed siin koolis üldse, miks nad ära ei lähe? Minul oli põhikoolis see, et põhikool ja algklassid olid ühes majas ja siis gümnaasiumid olid eraldatud põhikoolist ja algklassidest.
seega ma nagu põhikooli ajal neid ei näinud, aga ma mäletan, et esimesest kuni 3. klassini oli küll see, et sa näed neid 12-ndikke ja siis sa vaatad, et issand, kui vanad nad on, või noh, mitte nagu selles mõttes, et vanad, aga et oi, nad on nii täiskasvanulikud ja siis, kui sa jõudsid ise 12. klassi, siis mul oli küll siuke tunne, et nagu ma olen praegu sama vana kui need, kes olid siis 12. klassis, kui ma esimesse klassi läksin, et nagu see võrdlus oli siuke, et mulle küll ei olnud siukest tunnet, et noh, mulle vaadati samamoodi alt üles, et noh, ma vahetasin vahepeal kooli, siis mul oli jälle esimesest kuni 12. klassini olid kõik ühes koolis ja siis me viisime neid esimese klassi junsusid sinna aktusele. Nemad vaatasid ka sedasi alt ülesse meile, et me oleme nii suured ja mul oli siis siuke tunne, et huvitav, kas neil, kes meid samamoodi viisid kunagi, oli ka selline tunne nagu mul, et ma ei tundu nagu, ma tunnen ise ennast nagu lapsena, aga vanuse poolest juba olen legaalselt täisealine ja siis mulle vaatab siuke junsu imetlevalt alt üles, et issand, ta juba tahaks olla sama vana kui mina. Et see oli siuke veider kogemus. Ma ei tea, kuidas teil on olnud. Kusjuures mul oli ka, kui esimesse klassi läksid ja vaatasid neid 12-ndikka, mõtlesin, mida nad nagu mõtlevad meist, et mingid väiksed pädelikud, 6-7-aastased on ju. Ja siis, kui ma ise lõpetamas olin, sa vaatad neid ja mõtled, ma olin kunagi samasugune. Nagu nii väiksed. Ja, et ma olin kunagi nii pisike või. Ma vaatan, et mõni tuttavatest või pereliikmetest, kes minust vanem on, saab lapse ja siis ma näen nagu sellest lapsest pilti ja ma vaatan, issand, kui pisikesed nad on. Kas ma olin ka kunagi tõesti nii pisike või? Ma mäletan, kui ma lõpetasin ESA klassi ja siis üks sõber lõpetas 3. klassi, siis ma mõtlesin, et ESA klass oli juba nii pikk, et nagu palju aega selleks läheb, et see nagu 3. klassi ära lõpetaks, et ta nagu 2 aastat juba rohkem teinud, et nagu kus ta üldse suutis. See on crazy. Ja mõtle, sul oli 11 aastat veel minna pluss ülikooli. Mis siiamaani kestab. Aga kui te olitegi nooremad, polnud veel 18, ei olnud lähedalgi 20 olemisele, mis te kujutasite ette, et see 20 olemine endast hõlmab või milline see on või kas et see on juba nagu täiskasvanud iga või kuidas te selle kohta mõtlesite? Ma kujutasin küll ette, et mul on kõik elu siuke put together, et ma tean täpselt, mul on oma kodu, mul on oma töö, ma olen täiesti paika pannud ja rööbastele saanud enda elu, et ma tean täpselt, mis ma tahan, mis ma teen, mis mu tulevik nagu välja näeb, et mul on kõik nagu paigas, aga hetkese seisuga, jah, ma tean siiamaani, kui ma midagi tahan, siis ma tean nagu täpselt, mis ma tahan, aga samas ma ei tunne seda, et mul oleks nii selge visioon, et ma näen ennast, et mul 5 aasta pärast on niimoodi või nii, sest hetkese seisuga ma ei tea, kas ma peale lõpetamist isegi Eesti tahan jääda. Et ma ei tea, ma vaatasin alati 20-seid ja see 25 ja sellised vanused, et nad teavad täpselt, et mis neil on kõik elus juba paigas ja nad teavad täpselt, mis nad tahavad, mis nad teevad, neil on elu juba figure out itud, aga ma olen 20 ja ma 22 praegu ja vaatan sedasi, et mis ma järgmine aasta edasi teen, mis ma poole aasta pärast teen, kui ma lõpetama peaks. Mul pole õrna aimugi. Kus sul, Triinu? Mingi 16 olin, siis ma teadsin ka väga hästi, kuhu mu elu kõik välja viib, mis mu nagu enda isiklikud eesmärgid ja plaanid on. Siis ma sain 21. Sinna nad läksid. Ja nüüd ma olen viimased, ma ei tea, pool aastat elanud selle teadmisega, et ma tegelikult ei tea mitte midagi, mida ma teha tahan. Kuni eelmise aastani mul oligi kõik nagu paigas, eesmärgid mingite aastate kaupa olid tehtud ja siis mingi klikk käis ja siis ma sain aru, et aga mitte miski ei ole nagu kindel ja siis hakkasid ise mingite asjade üle mõtlema. Ja siis ma mõtlesin, mida need teised minu vanused nagu mõtlevad või mis plaanid neil oma eluga on. Et kõik nagu, ma ei tea, kui palju teil on nagu neid tuttavaid, kes räägivad, et jaa, et ma mingi aasta pärast ja paari aasta pärast ostan oma korteri.
Jaa, no ma nagu, ma ei ole kunagi olnud selles isegi mitte kindel, et ma tahan oma kinnisvara omada. Okei, vanaduspõlves võib-olla ja tahaks, aga isiklikult ma ei saa aru sellest, kuidas meie vanused, kes on siin 20-25, kes teavad juba, et nad tahavad terve elu näiteks selles kindlas korteris elada. Et sa ostad omale kinnisvara vaata selleks, et sa ise seal elaksid üldjuhul. Aga ma vist ei suuda täna ennast veel committida sinna, et ma ei tea, ma ostan omale kuhugi Kadriorgu või Nõmmele korteri ja ma olen seal terve oma elu või siis ma müün selle mingil hetkel maha või ma kolin kuhugi mujale. Et see on justkui enda kuhugi nii-öelda lukku panemine. Sest ma ka ei tea, kas ma tahan nagu Eestis olla, kui pikalt ma siin olla tahan. Et ma ei taha nagu osta korterit, aga siis kõik järjest räägivad, et jaa, ma mingi hakkan ostma ja mingi see ja siis too ja ma mõtlen, et okei. Sellest nagu äge, aga kas ka neil on see nagu läbimõeldud otsus? Must seda meelekindlust oma nagu plaanide osas on lahe kõrvalt näha, mida nagu tugevam kellegi veendumus on, mingi mis iganes, kas ta tahab korterit või ta tahab auto osta või tahab mingi äri teha, mingi kindla, et kui sa näed inimesed nagu sära silmast, et tahab seda teha, see nagu see veendumus on lahe, aga see, mis ta eesmärk on, see lõpuks ju oma tähtsust tahab maailma parimaks tänavakivide paigaldajaks hakata, kuidas on seda vaimustust näha, see on lahe. Aga see sama, mis sa ütlesid, et kas on läbi mõeldud, sest kui ma mõtlen, muu nagu eesmärgid on nii, kuidas ma ütlen, lühiajaliselt tekib mingi, ma ei tea, huvitav asi, mida teha või kas või mingi raamat, sa loed seda raamatut, sa tunned, et tavai, et see nagu see pühendumus, mis sa saad panna kas või raamatusse, lõpuks on täpselt sama, mis sa saad panna, et ma ostan oma korteri ja ma ei tea, koguma või sinna ju iga kuu makseid tegema kõike seda. Ja siis sa tunned, et sul on nagu mingi eesmärk või visioon, mille nimel sa töötad ja iga hommik sa ärkad või iga päev sul on nagu mingi eesmärk, sa tunned, et okei, vahet ei ole, et ma ei saa mitte midagi aru, kaos valitseb, aga okei, ma käin tööl, ma saan oma palga ja ma saan oma korteri seda laenumakset maksta, et see nagu töötab mingi asja nimel. Aga just see on selles mõttes nii petlik, sest mul kaob nii tihti nagu, kuidas ma ütlen, kas perspektiiv ära või nagu see eesmärk ära, sest mu eesmärgid on sellised hästi lühiajalised ja siis tunned, kui nagu ebameeldiv see seisund on, see, et sul ei ole nagu seda eesmärki, literaalselt sul ei ole, sa võid hommikust õhtuni lihtsalt jalad laua peal olla ja lihtsalt, ma ei tea, süüa ja magada ja aga see muutub nii vaevavaks. Aga minu arust trikk on selles, et välja figurdada, kuidas see, kui sul kõik eesmärgid ära võtta, et sul ei olegi mitte millegi nimel töötada, et see seisund oleks meeldiv. Et nagu mul et see oleks nii, et mul täiesti okei, et mul 0 eesmärki, aga siis see eesmärk, ta võib olla ikka ja see on tore, kui ta on, aga et ta ei oleks see, mis katab ära selle nagu kaoses eksisteerimise nagu mittemeeldivuse. Kellelegi ei meeldi olla nii, et sa ei tea, mida sul teha on vaja või mida sa tegema peaks. Lihtsalt oled ja segadus ja siis hakkad paanitsema, et oota, ma peaks äkki midagi targemat tegema. Ma ei tohiks praegu, ma ei tea, magada poole lõunani või ma ei tohiks lihtsalt, ma ei tea, ainult mitte midagi teha. Ma mõistate, mis ma mõtlen või sest minu arust tihti otsitakse eesmärk nagu vägisi. Üks süke, ma ei tea, kas ohtlik, aga süke hästi levinud minu arust on kuskil vanuses, tihti 20-30 vahel saadakse laps. Aga see on nagu selline vastutus, mida sa ei saa lihtsalt nagu ringi mõelda. Sa ei saa mõelda, et ma ikka ei taha seda korterit. Sest korter on suur vastutus juba, hakata seal makseid tegema, aga tegelikult sellest sa saad taganeda, sa võid pangale tagasi anda või kellel iganes jätad maksed, mis iganes, saad mingi kahjumi, aga last sa ei jäta niimoodi. Ja siis inimesed nagu, ma arvan, ei salli seda kaost või seda nagu, seda perspektiivi puudumist, siis saadakse laps ja siis nüüd see hakkab täitma väga suures osas su elu. Ja siis lihtsalt vahet ei ole, kas sa tahad või ei taha, sul on eesmärk. Isegi, et see on nagu raske, sest lapse kasvatamine paratamatult on raske, sa ei saa sellest lihtsalt välja. Ja kindlasti see on ka meeldiv, aga ta on siiski raske. Ja siis sa tunned lihtsalt kogu aeg, et okei, mis iganes, vähemalt ma aitan millelegi kaasa, ma aitan lapse kasvamisele kaasa või ma pühendun selle pere nimel, kõik see, et minu arust see on nii halb põhjus, mille pärast saada laps või võtta korter või, aga ma arvan ja mulle lihtsalt jääb mulje ja see on mu enda arvamus, et 99% meist lihtsalt selle jaoks teeb, et me ei taha tunda seda tunnet, seda rasket tunnet, kus meil
pole eesmärki, sest tegelikult see on ju ebameeldiv tunne või kas te ei tunne, et see on ebameeldiv tunne? Kui literally, sul ei ole koolitöid vaja teha, sul ei ole ühtegi eksamit tulemus, sul ei ole ühtegi laenumaksed, mis sul on teha vaja, sul ei ole ühtegi autot, mis on remonti vaja viia, sul ei ole ühtegi asja, mis on vaja teha. Olete olnud sellises nagu igavuses, ütleme, või kujutate seda ette, mida ma mõtlen? Literally mingi suvevaheaeg või mis iganes. Mitte midagi ei tea, mida. Kujutan ette seda igavust, aga mul väga tihti sellist asja ei ole, sest mul midagi on ikka alati kuskil teha või siis ma leian endale tegevuse, sest ma ei suuda ühe koha peal paigal istuda. Aga samas nagu ta on selles suhtes hea, et sa saad välja puhata, kui sul ei ole midagi, mille nimel nagu sa tead, et okei, ma pean nüüd selle nimel pingutama, et sinna maani jõuda, et see on nagu natukene siuke võrdleks seda sellega, et ma ei tea ühtegi mõtet või seda ei ole peas vaata, et siis sul ongi siuke rahulik periood, et sa vaatadki, et okei, ma vaatan, teen silmad lahti hommikul ja vaatan, et mis täna tuleb või mis tänane päev tuua võib või kas või see nädal, mis nüüd hakkab või midagi sellist. Siin laste teema puhul ma tahaks sellega vaata välja tuua, et sa ütlesid, et sa ei saa lapse puhul otsustada, et kuule, ma ikka ei taha seda last vaata. Ja siis ma vaatan seda, et ma ei tea, kas teil on siukseid tuttavaid, aga mul juba on tuttavaid, kes on minuga sama vanad ja neil on, ma ei tea, 1 või 2 last ja siis ma vaatan küll siukse aega, et kas see on ikka nagu läbimõeldud. Sest kui mina mõtlen laste saamise peale, siis minul esimesed asjad, mis pähe tulevad, on see, et ma ei ole enda elu joone peale saanud. Laps on väga suur väljaminek, sest ta tahab ju ka süüa, riideid, mänguasju, kõiki siukseid asju. Et see, kas minu vanused siis, kindlasti on palju neid, kes on finantsiliselt sellises kohas, aga samas ma vaatan seda, et kas sa oled nagu ikka täiesti läbi mõelnud, et on sul nagu see finantsiline kindlus, et sa suudad seda last järgmised mingi 20 aastat üleval pidada või 25 aastat või midagi sellist. Et vahepeal mul on küll siuke küsimus, et okei. Ja siis tulevad need pereliikmed, kes vahepeal küsivad juba, et kui sul on, ma ei tea, pikemat aega mingi partner olnud, et kas lapsed ka plaanis on, siis sa vaatad, et oota, aga kuna tuleb siis? Kuna mul on riideid anda? Ma vaatan, lähima 10 aasta jooksul ilmselt ei tule. Mulle meeldib perele selles olukorras öelda, et ma lõpetan vereliini, aitäh. Aga sa enne ütlesid, ta on sedasama sinult ka küsida, Triinu, aga et Ketlin, sa enne ütlesid, et see, kui nagu see olukord, kus ei ole vaja midagi teha ja kõike seda, et saad puhata ja ilusti asjad välja mõelda. Kas sa seda mõtled nagu selle eesmärgituse kohta siis, kui sul on samal ajal palju asju teha ja stress seljas ja asjad vaja teha, et tahaks juba tõmbepausi? Või kui sa oled selles olukorras, siis sa oled päriselt tunda, et väga hea, et nüüd ma saan rahulikult hinge tõmmata ja asjad läbi mõelda? Mul on mõlemat olnud tegelikult, et kuigi mul on see, et ma pean pidevalt midagi tegema ja ma siuksed olukorrad lõpetan enda jaoks kiiresti, siis alati, kui mul on siuke stressirohke ja tegus periood olnud, siis ma mõtlen juba ette sellele, et selle saab mööda, see asi läheb ka mööda ja siis ongi see, et ma ei pea, mul ei ole nagu ühtegi siukest deadline'i või asja, et milleni ma peaksin pürgima või mis nagu kindlasti tuleb tehtud saada mingiks kindlaks ajaks. Ehk siis, kui see periood lõpuks kätte jõuab, siis ma mõtlengi, et jumala hea, et vähemalt selle 1 päeva ma saan lihtsalt lebotada, ma ei pea mitte midagi tegema. Ma ei pea mitte midagi mõtlema, mul ei ole mitte millegi nimel vaja pingutada. Aga siis siuke päeva pärast või 1,5 päeva pärast mul viskab üle sellest, sest siis mul saab igavusest kõrini. Ja siis ma hakkan endale tegevust otsima või eesmärki otsima. Et mul on mõlemat olnud. Ja kuidas teil on? Olete tundnud ka sellist asja? Ja kuidas sul Triinu just? Kuidas sa tunned, nagu, miks eesmärke võtad või tegevisi, üldse asju tegemiseks? Sul neid tegevusi on väga palju, ma olen su Google'i kalendrit näinud. Ma ei tee seda Google'i kalendrit praegu paar päeva uuesti enam lahti. Neid eesmärke oli mingit aega nagu väga palju, kuni peaaegu 2 aastat tagasi. Ma põlesin mingil määral nagu läbi ja siis ma sain aru, et need eesmärgid, mida me võib-olla noorena endale seame, et ma ei tea,
21 mul on mees olemas, 23 saad mingi lapse, onju. See on see, mida me kõik oleme lapsena mõelnud. Et mis su see nagu elu tulevikuplaan on, kuna sa mingis etapis oma eluga oled. Ma tahaks lihtsalt onni juba lõpuks valmis saada. Aga need on asjad, et kui need lapsepõlves on sulle kuidagi meelde jäänud, need jäävad sulle kuhugi taha ajusoppe ja sa mingil hetkel hakkad tundma, et okei, tegelikult ju kell tiksub. Ja see kell tiksub nagu mega kiirelt. Just siis, kui sa nende asjade peale ei mõtle. Ja siis, kui mul see läbipõlemise nagu teema oli, siis ma sain aru, et aga need ei ole reaalsed eesmärgid. Et need on asjad, mida sa ei saa tegelikult elus mõjutada. Sa ei tea, kas su ellu tuleb keegi, sa ei tea, kas sul tuleb järgmise 5 aasta jooksul keegi, onju. Veel vähem sellest, et sa saad näiteks siis lapse, onju. Selleks, et ka laps saada, nagu sa rääkisid, sul peab olema, elu võiks ikkagi kindel olla. Et ma tean, et ma saan oma lapsele tagada elu, mida ma tahaks, et ta saaks. Mitte, et ma ei tea. Et vaevu, vaata. Jaa, et siis ma nagu mõtestasin enda jaoks need eesmärgid asjad ümber ja ma olen hakanud võtma nagu väiksemaid eesmärke. Et ma ei tea, kus ma võib-olla aasta pärast võiks olla või kuhu ma võiks oma praeguse projektiga jõuda. Sest et need suured eesmärgid võib-olla eluplaanis lõpuks viivad sind ennast ka juba nii stressi. Et kui sa nende asjade peale mõtled, et oh my god, ma ei tea, ma tahtsin load ära teha nagu selleks päevaks või selleks kuuks, onju. Et ja mingid asjad, vaata, sa tead, et tead, mida vaadata, vaata korteri puhul näiteks. Minul on isiklikult see, et kui ma tahan maja osta või korterit osta, siis ma tean kindlasti, et minul peab olema see, et mulle paistab kas hommikupäike või siis lõunapäike kuskilt nagu sinna majja kindlasti. Ehk siis iga kord, kui ma näiteks Tallinnasse sisse sõidan selle bussiga, siis on see, et ma vaatan neid maju seal Pääsküla juures ja seal nende mändide all ja siis ma mõtlen, et mina küll siin elada ei tahaks. Need männid varjavad kogu valguse, nagu päiksevalguse selle ära, pluss männiokaste koristamine, jumala õudne tegevus minu arust. Ja siis seda sa saad vaadata, aga ongi see, et mul on unega hästi palju probleeme olnud ja ma ei saa võõras kohas magada või niimoodi. Ehk siis kui koht ei ole mulle hubane või nagu ma ei tunne ennast kodus seal, siis ma ei suuda seal olla. Ja siis ma olengi mõelnud, et aga üürida näiteks, ongi võib-olla küsida omaniku käest ennem, et kas on äkki võimalik, et ma 2 kuud näiteks üürin seda korterit nii-öelda testajal, et kas ta oleks nõus, küsida ju ikka võib, mis ta saab, kõige hullem, mis ta saab öelda nei sulle. Et küsid ja siis, kui ta nagu nõus on sellega, et siis teedki selle 2 kuud üüri ära ja otsustad, kas sa tahad siis osta seda või ei. Või siis, kui 2 kuud või midagi sellist ole nõus, kas või mingi nädal. Et siis, kus meie mõte pooleli? Triinu peab kokku võtma omal selle mõtte. Mina pean oma eesmärkide kokkuvõtte tegema. No ma saingi aru, et need suured eesmärgid ei ole nagu see, mis mind võib-olla täna elus edasi viib. Mind viib edasi võib-olla see, et okei, mis mul ongi see tänase päeva eesmärk või mis ma järgmised nädal aega teen. Tihti on nagu see, kui sul ongi elus kiirem periood, sa mõtled sellele, et okei, ma teen see 2-3 nädalat rammi ära ja siis mul on mõned vabamad päevad, kuhu ma saangi planeerida kas sõbrannadega mingeid tegevusi või lihtsalt vegeteerida kodus diivanil, onju. Et seda mingit aastast eesmärki ma enam ei oska seada. Sest et ma ei tea. Ma ei tea, kus ma olen aasta pärast. Kas ma ei tea, lähen reisile või kuhu, ma ei tea, kus ma töötan. See on nagu nii keeruliseks viimasel ajal just muutunud. Nooremana, võib-olla on mõistus ka natuke pähe tulnud, saad aru, et elu ei ole nii kerge ja lilleline. Ma ei taha nagu hipina kõlada, aga see, kus see nagu produktiivsus ja see, et meil on eesmärk ja mingit tegevust ja kuhugi suunas kogu aeg liikuda, see tundub selline nagu ühiskonna pealt või ühiskonnas lihtsalt välja kujunenud nähtus või et standard. Et kui sa ei tee midagi, siis tekib paratamatult siuke tunne, et mul vähemalt on kas nagu ärevus või muretsemine, et peaks midagi tegema, ma lihtsalt raiskan aega.
ja siis minu arust nendel hetkedel ongi see, kui hakkad mingi brain roti või mingit siukest täiesti ajulagedat asja tegema, sest minu arust on nii, eesmärkide täitmine ja kõik siukene, see on okei, see on okei asi, mida teha. Samamoodi on okei absoluutselt mitte midagi teha, aga kõige hullem on teha seda, et teha nii-öelda näiliselt mitte midagi, aga siis täita oma aju tollel hetkedel selle nagu ütleme narkootikumidega, aga just sellisel mõttel narkootikumidega, mis on mingi brain rot, sa lihtsalt scrollid, kui sa päriselt ei teeks midagi, sa tunned igavust ja igavust teeb meid loovaks, sa saad mõelda, sul tekivad mõtted oma eesmärkide, mida sa päriselt tahad tulevikus teha, kõige selle kohta. Aga me nagu mingil põhjusel ei kannata seda seisundit ja siis me hakkamegi nagu vaatad mingit lambi jama netis, mulised, räägid niisama mingi vahtu suust välja või helistad kellelegi või mis iganes see kellegi nagu käitumine on või lähed trenni, sest sa ei kannata lihtsalt niisama vahtida või lähed jooksma isegi, et ma ei tea, jooksmine ei meeldi või trenni, et siis me hakkame neid nagu tobedusi tegema. Aga kui me lapsed oleme, me ei vaeva ennast selle, kas meil on nüüd mingi eesmärgid, kas meil on pikad eesmärgid, kas me oleme produktiivsed. Me näeme liivakasti, mõtleme, oota, liiv on veits niiske, nice, ma saan mingi päris kõrge lossi sellest teha. Või näed, et siis saaks täiega laheda onni teha. Nagu sinna, kuhu huvi viib, seda me teeme ja kui meil ei ole millegi vastu huvis, me ei tee midagi või nagu, et see, must see on nii kummaline, et selleks ma küsisin ka teilt seda, et kuidas et need päris hetked, kui meil pole eesmärke, et mida me siis teeme või kas me päriselt naudime, must me ei oskagi enam nautida neid asju. Meil ei eksisteeri neid hetki, me täidame selle kas või unistades või mõeldes ja see juba ei ole mitte millegi tegemine. Minu jaoks, mis ma nagu avastasin, mis tegelikult minu jaoks elus töötab, ei pruugi nagu teiste jaoks töötada, on see, et kui mulle meeldib ja ma olen rahul sellega, mis ma täna teen või mis ma homme teen, vahet ei ole, kas sellel on siis mingi eesmärk või tagamõte. Kui ma olen õnnelik, et ma saan täna terve päeva diivanil vedeleda, siis tegelikult on see ju sinu enda jaoks juba korda läinud. Ja. Et see ei ole oluline, mida keegi teine mõtleb, et ma ei tea, et ta ei ole täna kodust välja astunud või ta canceldas selle plaani ära. See on inimese enda teha. Et kui see tuleb talle siis kas mingit rahu või ta on selle otsusega rahul, siis see ongi ju tegelikult mission completed, ütleme nii. Ma olen ka selle seisaku pigem võtnud, et kui mulle meeldib see, mida ma see hetk teen või näiteks võib-olla mõnele meeldibki see, et jooksebki kogu aeg ringi, tal ei olegi nagu seda puhkehetke, aga see nii kaua, kuni sulle meeldib see ja sa armastad seda, mis sa teed, siis ma ei saa seda charge'ida, sellepärast, et igalühele meeldib, igalühel on enda asjad, et mis ta meeldib, mõnele ei meeldigi mitte midagi teha või mõni ei viitsigi mitte midagi teha. Samas mõni peabki kogu aeg ringi liikuma ja see nii kaua, kuni ta armastab seda, mis ta teeb, siis see ongi ju kõige tähtsam, sellepärast, et see on tema elu, ta valib ise, kuidas ta seda elab. Et sama on see, et mind ennast ajab täiega närvi, kui keegi tuleb mulle ütlema, kuidas ma peaksin oma elu elama. Sa ei ole ütleja mulle sellepärast, et see on minu elu, mina elan seda ju. Sinul on oma elu, sa ela enda elu. Et sa võid mind suunata või ma ei tea, nippe anda, kui sa must vanem oled või ma ei tea, mõni pereliige oled. Aga ainult siis, kui vanem oled. Ma just tahtsin öelda seda. Ei nagu, kui sul nagu on mõni hea nipp, ka kui sa minust noorem oled, sa võid ju enda nippe jagada, aga mitte selle nagu tooniga, et sa tuled, ütled, et ma peangi nüüd niimoodi tegema või pean niimoodi elama. Sellepärast, et mina elan enda elu. Sinul on oma elu, sa saa enda eluga hakkama. Et jah, ma olen avatud arvamustele, kuigi on arvamusi, mis inimesed võiksid enda teada hoida aeg-ajalt, et igat mõtet ei ka päris välja ütlema. Aga ikkagi ma teen enda otsused ju ise ja keegi ei saa mulle öelda, et kuni mina armastan seda, mis ma teen, siis ma arvan, et see ongi kõige tähtsam. Samamoodi, ma ei tea, kui sulle meeldib igapäevaselt neid brainrot videoid vaadata, siis lase käia. Kusjuures üks päev, korra segan vahele. Väike märkus su eelmisele sellele jutule. Üks päev ka brainrotisin õhtul, on ju. Voodis rahulikult hakkad juba magama jääma. Siis ma nägin ühte videot, kus video peamine sõnum oli see, et inimesed, kes sind õpetavad või tulevad sulle midagi kas peale suruma või annavad nõuandeid,
et ära võta nõuandeid või neid õpetusi või käske, kuidas sa oma elu peaksid elama, kui nad ei ela seda elu, mida sa elada tahad. Kuhu sa omadega jõuda tahad. Et kui see inimene, ma ei tea, tuleb sulle õpetama, et sa pead nüüd sinna tööle minema või sa peaksid seda oma eluga tegema, kas ta teeb seda või kas tema nagu elu läheb kokku sellega, kuhu sa näiteks jõuda tahad. Sest igale, mingil määral, vaata, kui me räägime eesmärkidest, siis on päevi, kus mul ei ole nagu seda kindlat eesmärki, mis, ma ei tea, selle deadline'iga on, aga mingisugune visioon ju ikka sul on, et mis sa oma elust võib-olla tahad. Näiteks sa tahad, ma ei tea, väga palju reisida. Et kui keegi tuleb, ütleb sulle, et miks sa nii palju reisimisele raha kulutad, et ma ei tea, kuluta see korteri või maja sissemaksuks või pane kõrvale, et kui sul oma pere on, et siis on lihtsam. Et jaa, aga minule äkki meeldib reisida, äkki ma ei tahagi lapsi, äkki ma ei tahagi pere. Äkki ma tahangi vaadata maailmas ringi ja olla see, et kui ma olen, ma ei tea, 80, 90, siis ma vaatan oma elule tagasi ja mul ei ole seda kahetsust, et miks ma seda ei teinud või issand, kui lahe, ma oleks võinud ju ka seda teha. Ma tahan pigem seda, et ma olen seda teinud ja kui mul peakski, ma ei tea, lapsed või lapselapsed olema või ma ei tea, on mingisugused väiksed sugulased või minust nooremad sugulased, siis me räägime nendega sellest ja nad mõtlevad, et kui äge elu tal oli. Või ma mõtlen ise, et ma olen ju ma olen viimast oma elust võtnud. Et miks ma peaksin elama selle järgi, kuidas keegi teine enda elu ette kujutab. Kus ta ise ei tea, mis sinu väikses peakeses toimub. Mida sa nagu mõtled ja teha tahad. Ja, et miks sa mingi korteri jaoks ei kogu. Ma ka 2 aastat tagasi mõtlesin, et ma hakkan koguma. Ja see on nii palju häid mõtteid praegu. Erinevalt see, mis sa ennem ütlesid, et kui diivani peal chillid niisama värki, et või brainrotti vaatad ja see sulle nagu meeldib, siis ongi fine. Ja minust nagu see ongi kõige, ma ei tea, kas tuum või mis iganes, muidugi see on nagu episood täiesti omaette, aga kui sa teed mingit asja teadlikult, kui sa näedki, et okei, ma tahan praegu, ma ei tea, brainrotti vaadata ja teedki seda ja sa naudid seda või see, nagu sulle meeldib, see ongi totally fine. Aga minust tihti on see, et vähemalt minu puhul mingi hetk või kohe sa tunned ennast halvasti, et sa teed seda, siis sa elad lihtsalt siukses nagu paradoksi sees, kus on nagu ebameeldiv. Sa teed seda, sa tead, sa ei tahaks ega tohiks seda teha, nagu paremaid ja huvitavamaid asju, aga sa teed. Ja nüüd on see, et sa teed mingit nii-öelda, ma ei tea, mitte nagu kahjulikku asja, aga ta on nagu mõttetu, literally mõttetu asi lihtsalt. Aga sa ei naudi ka veel seda, see on nagu kõige hullem. Kui sa nagu naudiks vähemalt, sa mõistad, et okei, ma vaatan nüüd brainrotti ja sa teed seda ja see on totally fine. Aga samas su ajul on vaja vahepeal seda. Jah, praegune ühiskond ja maailm on nagu ära rikkunud selle, et lapsena meil igav oli, mitte midagi teha ei olnud või sa läksid aiamaale, sa läksid õue, sa läksid kellegi ukse või akna taha nagu tüütama, et lähen mänguväljakule, on ju. Täna on see, et sa võtad telefoni lahti, sa hakkad TikTok'i vaatama. Et nagu see on ajaga muutunud, aga samas inimese ajul on vaja vahepeal seda, et sa lülitadki ennast näiliselt mingitest asjadest välja ja lükadki siis näiteks kas mingit tegevust edasi või sul lihtsalt on vaja korraks seda hetke, et ma ei tea, ma nüüd vahingi, mida need USA vennad seal kokku keevitavad oma ajudega, on ju. Lapsena sul ei olnud seda, siis sul oli noobagadi, aga aga samas, kui ma brainrotti vaatan, siis mingil määral ta lülitab aju välja sellepärast, et sa ei pea mõtlema seda vaadates. See ongi see, et ja sa väsitad silmi, et sa ei saa nagu puhata, aga samas vahepeal on teda hea vaadata, sest sa vaatadki seda videot, mis sul seal feedi peal järgmisena tuleb ja siis sa kerid järgmise, aga sa ei pea otseselt kaasa mõtlema, sest ta on nagu nii siuke loll või selline sisutühi asi tegelikult, et sul ei ole vaja keskenduda sellele või niimoodi, et seal ongi siuksed asjad, et sa ei pea mõtlema, mis seal toimub, sa lihtsalt vaatad ja siis kerid edasi ja vahepeal paned seal like või ma ei tea, mõni kommenteerib kuhugi või midagi sellist, et see on nagu süvenema ei pea ja oma aju ei pea samal ajal kasutama. Issand, ma olen sellele vist vastand. Ma olen Sari like esiteks. Sellepärast, et kui ma vaatan videoid, siis ma nagu mõtlen nende peale, on ju.
vahetevahel mõni päev sul tuleb mingi veits tiipim sisu, siis sul tuleb jälle nagu mingi siis, kui need vennad oma rattaid sinna kuu peale üritasid veeretada, onju. Need, mis sa mulle edasi ka oled saatnud või? Jaa, nagu sellised asjad. Ma mõtlen nende peale, ma vaatan neid, okei, see meeldib mulle, või et ma ei tea, inimene on pannud panust sellele, et ta selle video on teinud, postitanud, ma panen like'i sellele, onju. Siis mul on sõbrannad ka kommenteerinud, et kui nad lähevad oma Insta Reelse vaatama, siis iga teine video ma olen like'inud seda juba. Mis on see, et kui ma vaatan videoid, siis ma mõtlen nende peale. Mis sõnumid nad võib-olla nagu edasi annavad. Et see on, ma tean, et see on koht, kus minu aju ennast tegelikult välja ei lülita. Ma tean, et on inimesi, kes võivad ka nagu mingi jummala südamerahu scrollida. Ja sa küsib, mis nad vaatasid. Ma ei tea. Ei nagu sa ausalt niimoodi analüüsid või nagu mõtestatult vaatad, no more power to you, lihtsalt respect, et sa nii teed, ega minust nagu see ei ole brain rottimine, ma ütleks, see on nagu see on mõttetöö ja ajutöö. jah, see on nagu mingi kasulikum tegevus, aga ma ei tea, ma nagu see, mis te muidu selle ütlesite seda, et et aju ongi vaja välja lülitada ja kõik seda, et ei pea kaasa mõtlema. Ma ütleks seda, et ma ausalt ei näe brain rotil ja kõik üleüldse, mis nii-öelda siuke odav tarbimine või nagu kuidagi niriseb mingit dopamiini hästi nõrgal kujul, aga piisavalt, et ta hoiab meie pöialt edasi scrollimas. Ma ei usu, et sellel on, ja see on võib-olla mu mingi, ma ei tea, kas ebapopulaarne arvamus, aga ma lihtsalt usun, et on nii, et sellel on nagu null väärtust. Sama vähe väärtust, kui on mingi, ütleme, peavalutabletil. See, kui sa võtad peavalutableti või mingi valuvaigisti, sa ainult eemaldad selle sümptomi. Ja see ei jõua mitte kunagi sümptomini, kui sa iga kord, kui sul tekib peavalu, hakkad peavalutabletti võtma. Samamoodi sa mitte kunagi ei saa nagu hetke, ütleme just neid igavaid hetki, sest elu on tegelikult üks igav asi, sest väga vähe toimub. Kui sa mõtled, kui aeglaselt elu progresseerub, see on lihtsalt 1 sekund korraga. Sa tõused püsti, aga ma ei viitsinud püsti tõusta ja siis sa lähed jood lonksu vett, aga selleks kulub mingi 20 sekundit ekraanini jõuda. Nagu kes viitsiks seda filmi vaadata? Absoluutselt mitte keegi. Ja siis me teemegi seda, et scrollid, et vähekenegi huvitavam oleks või mis iganes või mõni sööb samal ajal, vaatab mingid, paneb videod endal käima ja siuksed asjad nagu inimesed teevad siuksed asjad, sest sa ei suuda lihtsalt enam süüa ka niisama. Et minust ta parimal juhul lihtsalt leevendab seda igavust, aga ta takistab meil selle nagu igavuse nautimiseni jõudma. Mõtle, kui me naudiks igavust, tavai, mul on igav, teem nii meeldib või nagu actually meeldib lihtsalt igavuses olla ja mitte midagi teha. Sa eelistad seda brain rottimisele. Ma olen nagu Vot neist inimestest ma ka aru ei saa, kes ei saa süüa ilma, et nad vaataks mingit videot. Ma olen elus proovinud seda. Ja siis ma sain aru, et see on nii mõttetu tegevus. Ja mul on nii mitmeid nagu sõbrannasid, tuttavaid, et kui sa lähedki, ma ei tea, teeme koos mingi cooking night'i, onju. Ja siis, kui söök valmis saab või kui ta juba süüa teeb, ta küsib, et mis videod me vaatame, mis me YouTube'ist või Netflixist peale paneme. Ja ma mõtlen, et ma ei tea, kui ma söön, siis üldiselt, kui ma just tööd ei tee samal ajal, kui ma söön, siis ma võtan selle aja, et ma söön. Mitte, et mul on siis ka vaja hakata scrollima või vaadata mingit videot. Mida see annab sulle? Nagu lapsena sa ei pannud YouTube'i käima või võib-olla tuleb ka see, kes kus standarditega või nagu traditsioonidega perest võib-olla tuleb. Meie peres ei olnud väga pikalt söögitoas isegi mitte telekat. Nüüd meil on juba aastaid nagu söögitoas ka telekas olnud. Aga mina olen näiteks ise istunud alati seljaga teleka poole. Isa näiteks on mingi paneb söögi ajal mingi kossumängu peale. Natuke teistmoodi. Samas üldiselt on ta ikkagi sama. Et mis point sellel on? Et kui sa kõrvutad selle näiteks sellega, et kui sa lähed restorani, sa paned restoranis ka omale mingi YouTube'i video nagu prae kõrvale käima ja sa hakkad seda vaatama või? Sõber istub teisel pool lauda. Nagu kas see on see nagu mida elus või nagu sel ajahetkel teha? Miks sa toitu ei naudi? Sa ju keskendud sellele videole, siis sa lihtsalt ajad selle söögi omale näost sisse. Ega ma olen nõus nagu see läbi mõtestada või nagu märgatagi, et miks meil on vaja mingit tähelepanu hõivavaid asju, miks me lihtsalt ei söö. Et miks me teeme seda üldse nagu vahet pole, kas see on hea või halb põhjus on ja, aga et
me literaali me ei tee seda, me oleme laisad, me laseme lihtsalt nendel tunnetel ja mis iganes dopamiin üle võtta, et ei, kui ma söön, see ei ole piisavalt stimuleeriv, ma tahan süüa ja et miski oleks silme ees ka, sest see kuidagi nauditavam või midagi seal on, millegipärast me teeme nii või kas või, et iga kord on vaja kellegagi koos süüa ja muliseda samal ajal, see on ka nagu kuidas nõrgem versioon, aga siiski mingi versioon sellest või lähed trenni ja paned kõrvaklapid pähe, et mingi muusikat kuulata. Miks me lihtsalt trenni ei tee? See on igavam, see on nagu me ei võta seda elu igavust nagu avasüli vastu, me, et okei, ma teen seda, mis peaks, aga mu tingimus, ma kuulan tümmi lihtsalt või ma vaatan seda videot, et see trenn ja kõrvaklapid, ma ei tea, kuidas teistel inimestel on, aga minu jaoks on see, et mulle nagu see välismüra või see ei meeldi ja siis selleks, et sellest mingit isolatsiooni saada, ma panen endale kõrvaklapid pähe, mitte selle eesmärgiga, et mul nagu peab ta mängima lihtsalt mingi põhimõte või sellepärast, et mul pigem on see, et mulle nagu ei meeldi kuulda seda, mis mu ümber toimub, seda on liiga palju minu jaoks. Ja siis mul ongi kõrvaklapid selle heli summutamisega, et siis ma saan keskenduda, mul tulebki see minu muusika ja siis ma suudan keskenduda sellele ühele asjale, mida ma teen. Et mul on trenni puhul see, ma ei saa näiteks nendest inimestest aru, kes kuulavad, ma ei tea, magama jäädes muusikat või mõni kuulab õppides muusikat, ma ei saa nendest aru. Mulle see osa ei jõua kohale, sest ma ei suuda keskenduda sedasi, et mul käib muusika taustal, kui ma üritan midagi lugeda näiteks. Sama mind häiris koolis täiega see, et kui meil oli vaja lugeda midagi kuskil ja siis või teed kontrolltööd ja siis õpetaja hakkab vahepeal selle rääkima veel midagi või seletama midagi, ma läksin nii närvi selle peale, sellepärast, et ma võin seda lauset lugeda 10 korda. Ma ei saa aru, mis mul sinna kirjutatud on, sellepärast, et mind segab see, et ta peale räägib sinna mingisugust täiesti teist teksti. Et mul pigem on nagu selle eesmärgiga, et rahu, vaikus või ma suudan kindlalt ühele asjale keskenduda, kui see ainult üks asi mulle siia kõrva jõuab, sest kui ta välis selle heli ära summutab, siis ongi ainult see, mis mul klappidest tuleb, see jõuab ka minu kõrvadeni ja siis mul on lihtsam keskenduda. Aga õppimise puhul jällegi näiteks ei ole seda. Et õppimise puhul või lugemise puhul on see, et ma pean täpselt seda teksti lugema ja kui ma mingisugune asi seal taustal on ja ma ei ole juba locked in sinna, siis kui sa tuled mind segama, siis ma ei saa aru, mida ma loen ja ma ei suuda sinna tegevusse ka tagasi minna. Kui ma olen juba locked in ja siis sa minuga rääkima tuled, siis sa räägid seinaga sellepärast, et siis ma ei kuule üldse mitte midagi. Nagu siis ma loengi seda teksti ja sind ei eksisteeri minu jaoks, sa võid mul nina all ka rääkida, aga sa ei eksisteeri minu jaoks. Ja ma mõistan, nagu ma olen täiesti nõus ja selles suhtes, see oli, kui nagu täiesti aus olla, see oli üks pikk nagu excuse lihtsalt, miks mingil juhul on nagu okei panna, ma ei tea, klapid pähe ja teisel juhul vähem okei või mis iganes. Aga lõpuks minu arust on siiski see, et ma ei tea, kui lihtsalt see näide tuua ja see ei ole mingi isiklik rünnak, ma lihtsalt nagu ma samamoodi, kui ma tunnen, et ma ei tea, lähen jooksma, panen kõrvaklapid pähe, ma tunnen see nagu cheatimine, et sa ei võta kogu seda, sa ei lähe siis jooksma ju. Kui sa läheks jooksma, siis sa ei paneks kõrvaklappe pähe, sa lähed lihtsalt 20 tasku, sa lihtsalt jooksed, see on jooksmine. Kõrvaklapid pähe paned ja jooksed, sa teed midagi muud. Sa ei keskendu jooksmisest, sul on vaja, et aju oleks hõivatud mingi asjaga. Samamoodi, kui oled trennis ja seal on mingi müra ja sul ei meeldi see müra, samamoodi sa ei võta nagu trenni sellisel kujul täielikult omaks, ei lähe täielikult seda trenni, sest osa trennist on ka see, et olla suuteline keskenduda isegi müra keskel, millel iganes sa tahad vaata. Lõppkokkuvõttes, ma lihtsalt ütlen seda ja ma ei ütle, et ühtepidi on õigemini, teistpidi on valepidi. Ma lihtsalt igaks juhuks ütlen sulle vahele, et minul on ärevushäired ja diagnoosega, minul on natukene teistmoodi, ma toimin natukene teistmoodi, vaata. Et kõigil inimestel ei ole seda. Enamus inimestel ongi lihtne ennast välja lülitada asjadest, et mul on väiksest saati öeldud, et lülita ennast sellest mürast välja ja keskendu sellele. Minul ei käi see niimoodi, mina ei tea, kus see nupp on. Seega mul ongi vaja seda, et muusika on minu jaoks just see nii-öelda see nupp, muusika on sinu jaoks see nupp, et saad ennast välja lülitada sellest. Jah, sest see on nagu see asi, mis mind viib sinna nii-öelda kindlasse kohta või siuksesse seisundisse, kus ma tean, et okei, mul mängib see peas ja nüüd ma saangi enda mõtteid mõelda või
või nagu välismaailmast välja lülitada. Et minul seda ei ole, et ma niimoodi lihtsalt nipsuga kõik on kadunud. Mul ei käi see nii lihtsalt. Ma mõistan, ma arvan, kellelgi ei käi see nii lihtsalt. Kui mingi kuskilt mungalt, kes iga päev mediteerib ja suudab oma fookust kõige igavamas kohas hoida, siiski seal, kus ta tahab, ma arvan, nende jaoks käib see kõige lähemal viisil nupust. Lihtsalt hästi kiire kõrvalepõige sellest 100-kordsest kõrvalepõikest, mis me juba oleme teinud. Et ma olen 2 või 3, ma ei mäleta isegi enam korda käinud nagu mediteerimislaagris ja seal nagu literaalselt ei tohi rääkida, silma kellega vaadata, põhimõtteliselt nagu elad isolatsioonis, nagu mingi munk. Ja siis, kui sa sealt ära tuled pärast 10 päeva, sa võid olla keset mingit Tallinna kesklinna, kus trammid, kõik asjad, müra on nagu nii kõrge kui üldse võimalik, lennujaama kõrval. Ja sa võid rahulikult võtta mingi raamatu kätte ja keskenduda. Ja minu arust see näitab kõige paremini seda, et mida teeb see brainrot ja kõik me ajuga. See, et me ütleme küll, et jah, vahel on ikka vaja puhata. Ja, aga sa lased nagu selle fookuse lihasel nii tihti lihtsalt rändama minna, sest fookus on ka nagu mingit tüüpi, ma ei tea, kas lihas, aga nagu oskus. Ja kui me ükskõik mida teeme, räägime kellegagi juttu, meil ikka tekivad mingi uitmõtted, aga me iga kord toome mõtte tagasi, et okei, ta räägib sellest. Ja oled ja kõik, mida elus teed fookuses, siis meil lihtsalt see keskendumisvõime muutub nii tugevaks, et ükskõik, kas meil on nagu mingid nii-öelda, et me aju toimetab teistmoodi või ühtemoodi või kolmandat moodi, see kõik lõpuks me figurdame välja, kuidas lihtsalt olla fookuses, sest nagu ma ei ole mingi arst, kes midagi öelda või õpetada või mingi, aga lihtsalt see nii-öelda näiliselt lõdvaks laskmine ja brainrot, kõik see on alus väga paljudele sellistele mentaalsetele raskustele, ma ütleks. Ma olen päris kindel, sest see ei saa kuidagi kaasa aidata. Ta lihtsalt annab seda, et ükskõik kuhu see väline asi me tähelepanu viib, järsku ta räägib, kuidas, ma ei tea, Trump ütles seda või siis järsku on mingi Venemaal, kuidas mingi droonid kuskil ründavad, siis on mingi kolmas asi ja siis on mingi visuaalsed efektid. Meil on 0 vajadust enda fookust hoida. See fookus tuleb nagu väljast, see on piisavalt huvitavaks tehtud ja nüüd, kui me oleme kuskil olukordades, kus meil actually on vaja fookust mingil nii-öelda igaval asjal hoida, me ei suudagi, sest me pole nii ammu seda teinud ja kuidas me saamegi osata. Ma lihtsalt tahtsin seda siia kõrval öelda ja see ei ole kuidagi otseselt sinu pihta, lihtsalt me rääkisime praegu sellest ja ma nagu näen, kuidas selline brainrot, ta literally selles mõttes minust nagu mädandabki me aju lihtsalt, et me ei kasuta aju selleks, milleks ta loodud on. Fookuses olemis, fookuse hoidmisel, eriti just igavatel asjadel, mille nagu kõrgem vorm on elu, igapäevaelu lihtsalt. No ta sõltub ikkagi inimesest ka ja see brainrot ei ole nagu, ta ei ole sulle tõesti tervislik, et ta ongi see, et su attention span vähenebki, kui sa seda nagu seal ketrad, aga iga inimene on erinev, igal inimesel, mõnel on ATH, mõnel on närevushäired, mõnel on mõlemad, mõnel on mingisugune muu asi, et ta nagu selles suhtes neid see brainrot ei tekita. Kes teab, see on võimatu sellist asja nagu kinnitada või ümber lükata. ATH on pärilik. No, ma ei ütle, et on nii või ei ole nii, ma ei ütle seda, lihtsalt sellised igasugused mentaalsed asjad, sellele ei saa sõrme peale panna, nii nagu see ei saa. Psühholoogias on ainult põhimõtteliselt teooriad. Mõni teooria klapib rohkem, mõni teooria klapib vähem, neid lükatakse ümber, tekivad uued. Maailma evolutsioon on teooria lihtsalt. Ta on nagu täiesti kindel ja mis iganes, aga lõpuks on kõik teooria, et nagu, kuidas ma ütlen, palju asju on nii, nagu vahet ei ole, me võime lihtsalt edasi liikuda, see ma räägin täiesti episood oma ette ja kõike seda, et Triinu, sul selle kohta veel mõtteid ennem, kui veidi tagasi tuua täiskasvanu elu peale. Inimese ajukeemia on lihtsalt nii suur ja nagu hoomamatu. Meil on 8-9 miljardit inimest maamuna peal. Ja iga inimese ajukeemia on nagu natukene erinev, mõnel on nagu täiesti erinev. Et see on ka üks põhjus, miks tegelikult inimese aju on nii keeruline analüüsida, nagu luua täpseid põhjuseid või tulemeid, kust mingid asjad tekivad. Üks on sotsiaalne surve nagu ühiskonnast, mis hakkab inimeste ajus mingeid reaktsioone tekitama. Teised võivad jumal teab kust tulla. On pärilik asju, on asju, mida inimesed ise omale külge mõtlevad, nagu see on nii lai maailm.
Seepärast ongi nii raske võib-olla mingitele asjadele öelda, et jaa, see on selle pärast. No. Või et miks sa täna kurb oled? No, Sa ei tea. Osade nende mentaalsete asjadega on vaata see, et ja hästi palju saadakse neid diagnoose, et ATH diagnoosid ja depressiooni diagnoosid, aga väga palju ma olen tähendele pannud ka seda, et inimesed panevad ise endale selle diagnoosi ja siis ta nagu reklaamib seda välja või räägib, ma ei tea, TikTokis või kuskil, et tal see on, aga kui sa temalt päriselus küsid, et kas sul siis on nagu päris diagnoos, mis on psühhiaatri poolt pandud ja kas sa oled nagu rohtude peal, sest kui sul see päris diagnoos on, siis sulle suure tõenäosusega kirjutatakse rohud välja. Siis korraks segan vahel. Tegelikult vastus on, et ei ole. Ma olen näiteks välja diagnoositud mõned aastad tagasi, aga ma keeldusin ravimitest, ma ütlesin, ma ei hakka neid asju sisse sööma. No, sest et see oli nagu... Shit, nii! Ei, no, et see oli see, et ma olen näinud, kuidas võib-olla näiteks antidepressandid mõjuvad mu ümberkaudsetele inimestele, kes on neid söönud. Mõni on ka läinud teisele poole ja sealt oli minu see, et mingi psühhiaater, kes on kuskil omandanud oma kõrghariduse, olgu või mitmekordne, ta ei saa teada, mis mu peas toimub. Mina ise tunnen tegelikult oma pead siiski kõige paremini. Kui sa tahad natukene iseendaga tööd teha, siis sa leiad ka need kohad ja põhjused, kus sult on mingid asjad tekkinud. Et ma ei tea, praegu on nii raske mingeid nagu näiteid tuua, aga kui sa võtad mingid ebamugavad situatsioonid lahti, sa hakkad mõtlema, et mis selle ebamugavaks tegi ja sa hakkad enda peas seda lahti ketrama, siis sa tegelikult jõuad selle asja tuumani. Ka see psühhiaater võib sind sellega aidata, sest et nad on kõike seda koolis kuskil õppinud. Aga mingid asjad võib-olla lähevad sul väga kaugele lapsepõlve välja. Aga psühhiaatrile, kes on siis täiesti kolmas nagu inimene, sa pead talle põhimõtteliselt kogu oma elu lahti seletama. Et siis, kui ma saingi depressiooni diagnoosi, ma ütlesin, et no, te võite mulle need tabletid välja kirjutada, aga te kirjutate niisama neid. Sest et ma ei lähe neid apteeki välja ostma. Et ma näen, et see on lihtsalt ka mingil määral nagu stimulant. See aitab sul sellega toime tulla, sealt võib tekkida see risk, et sa jääd sellesse kas sõltuvusse. See võib lõppeda halvasti. Väga palju tänapäeval kirjutatakse ka välja valesid koguseid. Ja sa saadki omale vale koguse, mis teistpidi võib ühel hetkel väga ohtlikuks muutuda. Et kas see on see, mida ma oma eluga tahan? Ma pigem natukene kaevan ise endas ringi ja mõtlen, otsin neid nagu põhjuseid, kust mingid asjad on tulnud, kuidas ma ise seda parandada saan. Et mul ei ole selleks ilmtingimata vaja veel teist või kolmandat inimest, kes mind siis nagu sinna suunama hakkavad. Et et sa peaks niimoodi mõtlema või et ma ei tea, oletamegi, et seal on mingi päev nagu mega sitt päev, sorry nüüd sõnapruugi pärast. Ja siis keegi tuleb ja ütleb sulle, et täna on õues 20 kraadi päike paistab. No las paistab, mis ma teen sellega. See ei muuda mu tänast nagu olukorda paremaks, sellepärast, et mu tuju ei ole tingitud sellest, mis ilm väljas on, vaid seal on mingid muud põhjused. Ja kui sa need nagu lahti harutad või mõtled teistmoodi, et okei, ma täna ei mõtle nende asjade peale või ma nagu vaatan asja teisest küljest, siis sa vaatad jah, et õues on ilus päev. Et nagu need asjad, inimese aju on nii erinev. No seal tuleb ka see mängu, et esiteks iga inimene on erinev. Seal on see, et mõni võib-olla ei ole nii tugev, ma ei tea, mentaalselt või niimoodi, et ta ei suuda jõuda ise sinna punkti, kus ta sellest aru saab. Mõni on sellel spektrumil, ma ei tea küll sinu diagnoosil seda, et kui sügav depressioon või see oli, aga nendel on ka need astmed ja mingid spektrumid, et mõni on juba seal punktis, et tal ei jää muud üle, kui need ravimid või asjad välja kirjutada. Et see on ka nagu see, et jah, võib-olla ma ütleks nii, et kui sa oled alaealine, siis võib-olla ei peaks talle neid kirjutama, et võib-olla kuidagi teistmoodi üritada suunata teda. No siis ma olin täisajaline juba, aga selles suhtes, sorry, ma jälle segan, aga mul on endal ka väga mitmeid tuttavaid sõpru, kes käivad psühholoogi või psühhiaatri juures. Ja kui nad on sellest rääkinud, see ei ole minu koht, kus ma avaldan nende kohta arvamust, et nagu
kas ta peaks seal käima või ei peaks. Ma just hiljaaegu ka ütlesin ühele, et kui sa tunned, et see sind aitab ja sinu jaoks töötab, lase käia. Et see, mis töötab nagu sinu või sinu jaoks, ei pruugi töötada mulle ja see on täpselt samamoodi ka vastupidi. Et see sõltub nii palju võib-olla sellest, kuidas inimene ise nagu ennast tunneb. Mõnel ongi vaja seda 3. välistabi. Et minu jaoks on see pigem nagu välistatud. Ma võib-olla ka ei usalda mingit suvalist venda tänaval, kes ütleb, et ta on psühhiaater või kuskil kabinetis, on ju. Et need inimesed, kes tunnevad, et neil on vaja seda abi ja nad saavad sealt selle abi, mida nad ootavad ja tahavad, siis ma ei ole mitte keegi, et sellist asja nagu ütlema või keelata või suunata kuidagi. Sa ei saagi tegelikult teisele inimesele öelda, et mis tal vaja on, et see on nagu see elu suunamisest või sellest rääkisime, et sa ju ei tea, mis talle parim on. Ta pigem loodetavasti teab seda ise, mis talle parim on või mis talle võiks parim olla, aga sa võid talle nagu enda arvamust kuidagi viisakalt serveerida või öelda neile, et mis sina võib-olla selles olukorras teeksid või niimoodi. Või nõu anda, et mis sinu arvates võib-olla on, aga sa ei saa talle öelda, et kuidas ta midagi tegema peaks. Sest, ja, et kuule ära mine sinna. Et ta peab ise otsusele jõudma, et kas tal on psühholoogist kasu või tal on näiteks psühhiaatrist kasu või tal ei ole kummastki kasu või kas tal on üldse seda vaja või... Äkki ta peab sinna mediteerimislaagrisse minema. Tegelikult sa ei tea, ta peab ise sinna jõudma. Sest mulle on nagu enne, kui ma sain endale selle ATH-diagnoosi, siis mulle tuli mitu inimest, kellel ATH tuli ütlema, et kuule, sul on need sümptomid, mis mul olid, et mine tee testi. Et ma ei tea, võib-olla ma ei oleks kunagi seda testi tegema läinud või seda rada läbi käinud, sest fun fact, kõik ütlevad, et selle diagnoosi saab igaüks, aga selle diagnoosi saamine võttis minul aega peaaegu aasta aega, sellepärast, et ma käisin ühe spetsialisti juures teise juurde ja kõik tegid erinevaid teste, et seda diagnoosi ei panda nii lihtsalt, kui räägitakse. Enamus ongi see, et ütleb lihtsalt, et ongi selle brainrotiga, ma ei tea, fookus või see paigast näinud ja siis ütleb, et mul on ATH. Enamus ei tea, mis see ATH tegelikult ju on. Nad ei ole seda endale selgeks teinud, aga see selleks. Lihtsalt mu point ongi see, et sa ei saa inimesele minna ütlema, et kuule, sul on see või sul on see. Ja mõni, nad ei tulnud mulle ütlema, et sul nagu ATH on, mulle tuldi ütlema, et kuule, sul on siuksed sümptomid, mis mul olid ja mina sain diagnoosi, et sa võiksid teha testi. Et mind nagu suunati sinna sellega, sest ütleme niimoodi, et peale selle saamist minu elu on nagu palju paremaks muutunud, et ma saan mingitest asjadest rohkem aru, ma tean, kuidas ma mingisuguseid asju peaksin enda elus tegema, et ma suudaksin funktsioneerida võib-olla paremini. Et mind on see aitanud, samas sa ei tea kunagi, kas ma ei tea, kui näiteks Reimole minna ütlema, et tal on ATH, et kas teda see diagnoos aitaks või ei. Võib-olla ta elu jääks täpselt samasuguseks. Pole vahet, et kas tal on see diagnoos või ei ole diagnoosi või kas ta tahab seda diagnoosi või ei taha seda diagnoosi, et sa ei saa inimesele öelda, et kuule, mine tee seda. Sa võid talle öelda, et sa võiksid mõelda selle tegemisele või uurida selle kohta, aga sa ei saa öelda, et mine, sest sa ju ei tea, mis ta tunneb. Võib-olla ta on täiesti rahul oma sellega ja ta mõtleb, et mul on suva, kas mul on see või ei ole, ma ju funktsioneerin. Ja, minu just see, mis sa juba mitmenda kord tegelikult mainid, see, et keegi ei saa meile kuidagi asju öelda või neid tuleks meeldivalt mainida või mis iganes. Ja ka nagu enne episoodi, mille iganes rääkisime, Triinu mainis need pro-tipid või mõeldi, kes see vahet ei ole igatahes. Ühesõnaga see, et minu see on üks huvitav nähtus, et see, kui keegi annab meile vihjeid või suunab või et meist vanemad annavad meile infokilde või mõtteid, kuidas ma ei tea, mingit asja paremini lahendada või mõtestada, siis need on nagu ilusti pakitud kingitused, mida kõigile meeldib saada ja avada, et nii lahe pakk ja mis seal sees on lahe. Neid on lihtne vastu võtta. Aga minust elus me märkame, et neid kingitusi on nagu igal tänavanurgal, igal pool. Kui me märkame seda, et tegelikult ka, ma ei tea, isiklikud solvangud, keegi ütleb sulle, Reimo, mine perse, sa kogu aeg kamandad ja kogu aeg lõikad vestlusele vahele. Ka see on kingitus, sest tegelikult seal on peidetud midagi, et me ei taha sellist kingitust võtta, see on nagu mingi
räbalalt pakitud tänava peal kuskil lohistatud, näed mingi edasi kingitus, aga tegelikult see on siiski kingitus, sest et kui sa võtad selle kuulda, et okei, miks ta mulle niimoodi ütles, äkki ma tõesti lõikan vahele või et oota, mis mul märkamata jäi, mis kellegi siukse reaktsiooni esil tõi, et kui me sellist asja hakkame ka võtma nagu võimalusena midagi õppida ja see võib ka olla mingi 4-aastane, kes perse saadab, täidab kõik valed tingimused, ta ei olnud meist vanem, ta ei saa selle kohta midagi teada, kõik seda, aga siiski me märkame seal midagi, et just kui me sealt lõpuks suudame mingil kujul kingituse või selle info vastu võtta, me saame igalt poolt ja me saame kõike nagu täiesti teise nurga alt vaadelda. Ja Triinu, see, mis sa enne minust ütlesid, et see, kuidas sa selgitasid sulle, mis iganes määrati see depressiooni, kuidas siis diagnoos ja mis iganes. Ja minust Ketlin hea näide, et diagnoos ei olegi nagu halb, sest see, kui see on nagu tööriist ja sa oskadki siis nagu teistmoodi toimetada ja märgata, mis sulle töötab ja mitte, see ongi kogu nende eesmärk ja me kasutame seda nagu tööriistana. Aga mulle tundub, paljud inimesed ei kasuta diagnoose või mida iganes tööriistana, vaid vabandusena ja nagu lõpplahendus, et ma ei tea, mul on nüüd ATH ja ongi nii, et ma ei peagi nagu märkama, et sa mulle midagi ütlesid, mul lähevadki asjad meelest ära ja ongi kõik. Et me ei figurda välja, et kuidas mulle siis asjad meelde jääks. Et kui sa võtad päriselt selle diagnoosi, et siis sa võib-olla õpid, et okei, mul jäävad asjad meelde, kui ma visuaalselt, ma ei tea, ette kujutan seda, mis mulle räägiti. Sa figurdad välja, sul anti mingi tööriist, näed, sedasi toimib sul. Selle asemel, et ai, mul on ATHD, mul jäägi midagi meelde. Et nagu nii paljud võtavad seda lihtsalt, nagu te ütlesite, excuse'ina lihtsalt. Ja must seal jääb elu toppama, sest sa ei proovi välja figurdada. Ma ei tea, kas Triinu enne ütles, et mõlemad ütlesid, et inimesed on kõik erinevad, sa mitu korda rõhutasid. Ja ongi see, mis ühel töötab, teisel ei tööta, kolmandal töötab. Mõnikord ongi vaja mingi depressiooni ravimeid, mis need on need depressandid, antidepressandid ja see on ka tööriist, aga kuniks see ei saa osaks sinu elust, et ei, ma nüüd olengi elu lõpuni antidepressantide peal, ma ei proovigi välja figurdada. Ta on lihtsalt nagu steroididega trenni teha. Võib-olla ta mingil perioodil aitabki, ma ei tea, ja siis edasi figurdad jälle teistmoodi välja, mis iganes, ma ei võta steroide ja keegi meist ei võta loodetavasti steroide. Aga lihtsalt minust on nagu sarnane näide, et kas sa kasutad tööriistana või nagu, et see on nüüd lõpplahendus, see ongi, kuidas mul see asi elus laheneb. No, ma olen näiteks jõudnud sinnamaale, et mina, kuna mu fookus liigubki hästi kiiresti või ma olen jõudnud järeldusele, et ma ei suudagi paigal istuda, vaata. Ja on kordi, kus ma ei tee tõesti mitte midagi, ma olengi täielik kapsas seal selle diivani peal ja lihtsalt lebotan. Aga ma olen näiteks jõudnud sinnamaale, et ma olen saanud aru, et kui mind just aitab see, et ma saan nendes pingelistes olukordades või sellistes, näiteks me tegime seda IKP-d ja siis oli veel kooli asjad seal hulgas ja kõige sellega tuli tegeleda, et ma suutsin tänu sellele panna enda fookuse paika, et ma teadsin, et mis on need asjad, mis mul võib-olla seda tähelepanu hajutavad ja mis nagu ma oskasin oma asju paremini jagada ja kui ma selle diagnoosi sain ja ma rääkisin selle psühhiaatriga, siis ma mingisuguseid asju küsisingi tema käest, et kas mingi käitumine, mis mul kombeks on, et kas see tuleb sellest ja kas ta oskab mulle anda nippe, et kuidas ma võib-olla seda enda kasuks oskaksin pöörata. Ja temast oli selles suhtes väga palju abi, et ta oskaski juhendada, et kuidas nagu neid asju jagada, kuidas endale mingisugune plaan teha, et näiteks mul ongi visuaalselt plaani vaja, et mis mul ongi kalender, mul peab olema kellaajaliselt paigas kõik, et mis selleks ajaks peab tehtud olema, mul peab olema ka ideaalis see, et mis ajal ma umbes alustama pean või vähemalt see, et palju see asi aega võtab. Ja siis ma olen juba väga produktiivne, sest ma tean, kuidas enda aega planeerida ja millal ma alustama pean. Et nagu mind on see aitanud, aga samas võib-olla teist inimest ei aita. Ei, mind näiteks ei aita. Kui ma panen omale mingi päevaplaani paika, mu elu ja töötempo on nagu selline, mul võib päeva jooksul nagu mingi 10 lisaasja kõrvale tulla, tuleb mingi kõne. Kuule, sellega oleks vaja, saab tegeleda, Siis see lööb minu päevarütmi juba sassi sellega, mis ma sinna kalendrisse paigutanud olen. Ja siis ma vaatan õhtul seda kalendrit, ma nagu pooled asjad jäid kas aja või mingi muul põhjusel nagu tegemata. Ja siis mul tekib endal see guilt trip juba, et aga ma ju panin selle omale kirja, et ma teen seda.
mul see guilt trip ei teki, aga kui mul midagi vahele tuleb, siis see lööb mu nii lühisesse omadega, et mul on see ahv selle 2 taldrikuga seal peas ja siis ta lööb neid kokku ja siis ma olen, oota, mida ma nüüd tegema pean. Siis mul jookseb kõik lühisesse ja siis ma hakkan ümber arvutama enda kõiki siukseid asju, et noh, näiteks läksin Hispaaniasse ja mu lennud tühistati ja siis mul oli see variant, et kas ma lendan päev varem või ma ei lenda üldse. Siis ma pidin, kõigepealt oli lühis paanika ja siis ma pidin välja nuputama, et kas ma nüüd tõstan lennu ümber ja siis ma pean leidma endale majutuse 1 ööks või ja kuidas kuhu ma jõuan või ma ei lendagi siis sinna. Ja siis mul oli see ma tõstsin lennud ümber ja järgmine päev ma arvutasin selle päevakava endal 5-minutilise täpsusega välja, et kus ma pean olema, sest ma pidin see päev veel tööle jõudma, enne kui ma jõudsin ja siis töölt koju minema, pidin jõudma Pärnu bussijaamast Riiga ja sealt lennu peale. Mul oli täielikult päevaplaan paigas, kui mul oleks midagigi selle sassi ajanud, siis mul oleks olnud lühis, ma vist ei oleks sinna Riiga lennujaamagi kohale jõudnud. Ja sellest mad respect. Mina ei suudaks. Ja, nagu figuratisid välja, vaata. Et sulle see töötab, see on peamine. Ma ei tea, mul käis see, kui ma lugesin seda, et lend on tühistatud, ma läksin samal ajal tööle, mul oli mis ma nüüd tegema pean, ma hakkan nutma, kuidas ma seda olukorda lahendan, ma ei ole kunagi lendu ümber tõstnud, siis ma ei nuta, kuidas see veel käib. Emme ka ei tea. Ja siis ma olin sedasi poole tunni jooksul, kirjutasin inimesele, kelle juurde ma seal minema pidin ja siis temal on ju tund aega nagu varem kell või taga meist. Ehk siis mina kirjutasin talle kell 7, tal on kell 6, ta ei ärka ülessegi sellel ajal. Ja siis ma kirjutasin talle paanikas ja selleks, kui ta üles ärkas, oli minul juba otsus vastu võetud ja ma kirjutasin talle never mind, I booked a flight. No, aga see on minu arust ideaalne näide, see ongi päris elu, see ongi täiskasvanu elu, eks. See on nagu literally ideaalne näide lihtsalt. Kuidas sa kohaned või käitud ootamatus nagu olukorras? Täpselt. Võtad vastutuse ja nagu minu arust Triinu Saine ütlesid, tagasi tulles uuesti see, mis sa rääkisid depressiooni kohta, et te võite ravimid kirjutada, et ma ei hakka võtma, et figurdad ise välja ja minu arust see ongi nagu, ma olen ise kas sinnapoole kaldu, et ma nagu radikaalselt sedasi just pigem, et mingi ma selle, mis iganes mulle ütlete, et arvate, et mul on nii või nagu ka Ketlin enne ütles, et sa ei saa teada, mis minu elu on või et sa ei saa mulle öelda, kuidas ma elan või mitte ei ela. Ja minu arust see on nagu, sa küll ei maini neid sõnu, aga ta on täpselt see sama nagu vastutuse võtmine. Nagu sul see reisi välja figurdasid, sa võtad vastutuse selle ees, et kuidas sul endal läheb, ma ei tea, millest mu tuju sõltub. Kas see on sellest, et päike on väljas või ei ole või kui suurel määral ta on või mis saab selle paremaks teha, on ju. Aga mis on mingid veel lisaks Ketlin sellele, mis sa näiteks välja tõid, siuke nagu päriselu moment, et lend tühistati, ma pean nüüd välja figurdama, leidma uue hotelli, tööl välja figurdama. Et mis veel, kas mingi olete või tuleb meelde, millal esimest korda ise üüri maksite või mingi tähtsa telefonikõne pidite tegema, et tere. Minul on väga hea näide see, et kui ma Erasmusesse läksin, siis ma pidin ju kõik asjad, mul oli seal linnas, täditütar elab seal linnas, mul oli nagu selles suhtes turvaline, ma teadsin, et mul on keegi, kelle poole ma saan pöörduda, aga ma võtsin seda, kui ma natuke tegin sellest endale siukseid challenge'i, et ma ikkagi pean ise hakkama saama. Ja siis oligi see, et pidin esimest korda elus ise üüri hakkama maksma. Esimest korda elus bookisin ma endale sinna minekuks üldse lennupiletid, ma ei olnud varem ise lennupileteid ostnud, sest reisil ma olin käinud, aga käisime sõbrannaga, nii et ostsime koos piletid, tema bookis lennud, et ma ei olnud nagu varasemalt ise pidanud kunagi lennupileteid ostma, ma ei olnud varem endale majutust nagu bookinud, veel vähem olin ma majutust bookinud sedasi, et ma tean, et ma pean seal 6 kuud olema nüüd, et ma pean 6 kuuks endale mingi korraliku koha leidma. Ja sa ei leia seda koha pealt, vaid sa pead selle kõik distantsilt ära tegema. Ma pean selle distantsilt leidma, ma pean selle internetist leidma, siis leida need leheküljed, et kust on nagu turvaline võtta, sest väga palju on seda, et on neid fake lehekülgi või fake neid nii-öelda pilte ja asju sinna üles pandud, et need ei eksisteerigi, kui sa kohale lähed, et kuidas seda vältida. Ja siis tuli mingisugune maksumaksja number seal teha, et juhul kui sa pead eksamid uuesti tegema, siis sul oli seda numbrit seal vaja.
et kuidas minna siis, pidin mingisugusesse asutusse minema seal, pidin endale seal ajakirja kinni panema, et millal ma lähen endale seda numbrit tegema, mis ta oli, mingi NIF number või mingi siuke asi oli igatahes. Ja see oli minu jaoks nagu täiesti siuke uudne kogemus, et kus ma jõudsingi järeldusele, et see ongi päris elu. et et no ta ei ole nagu, ta ei olnud nagu selles mõttes päris elu, et see Rasmuse kogemus, kui ise oli mulle nagu siuke, ta oli see, et noh, ma tulin sealt palju iseseisvamana tagasi, seda kindlasti. Aga ta oli rohkem nagu siuke natukene nagu siuke unistuste elu või mingis selles mõttes, et kui ma Eesti tagasi tulin, siis oli see, et nüüd ma olen reaalsusest tagasi. Aga samas see Rasmus õpetas mulle väga palju just seda iseseisvust, sellepärast, et ma üritasin ikkagi nii palju, kui ma sain ise hakkama saada ja noh, ütleme niimoodi, et välismaal üksinda haigeks jääda ei ole ka väga tore, et kui sul ei ole ravimeid seal või noh, ravimid olid kaasas mingisugused Eestist, aga need said otsa ja siis ma läksin konkreetselt sinna apteeki sedasi, et ma võtsin enda need pakendid kaasa, ma andsin sellele tellerile, jumal tänatud, rääkis inglise keeles, sest seal ei pruugi kõik inglise keelt rääkida. Ja andsin talle ja ütlesin, et mul on sarnaseid ravimeid vaja, et noh, külmetus või midagi sellist, et need on otsa saanud, aga et kas teil on midagi sarnast? Ja jumal tänatud, ta oskas otsida ja ta tõi mulle siis siuksed ravimid, mis noh, olid sarnased, aga see oli päris hirmutav kogemus, sest ma mõtlesin, et kuidas ma sinna lähen, mis ma siis teen, kui ta inglise keelt ei räägi. Sest noh, kui ta inglise keelt ei räägi, ta võib-olla ei suuda välja mõelda ka, mis selle ravimi sees on ju seal. Et noh, meie ravimipakenditel portugalikeelsed seletust kohe kindlasti ei ole. Et see oli minu jaoks siuke täiskasvanu hetk, kus ma olin nagu, nüüd on nagu päris maailm ju. Nüüd saab ise hakkama saada. Tervis sõltub sellest? No ja tervis sõltub sellest, hakkama saamine, kõik see sõltub sellest, kohale jõudmine sinna sõltub sellest, et see oli siuke asi, et noh, tead, nüüd on päris elu käes. Ma ei tea, mis teil siuksed võib-olla päris elu hetked on olnud. Või millal oli teil siuke esimene kord, kus teile jõudis kohale, et ma olen nüüd täiskasvanu. Või ma peangi sellega ise tegelema või, et keegi ei teegi minu eest seda ära. Mul ei ole vist otseselt sellist asja olnud. Mind on maast madalas pigem kasvatatudki iseseisvaks. Vanemad terve elu nagu suunanud sinnapoole, et ega me sul elu lõpuni nagu mingi arveid ei maksa või et sinu eest asju ära ei tea, proovi ise, et vajadusel nad on kõrval olemas. Aga ei tea. Eks võib-olla see esimese korteri üürimine. Ma võtsin oma esimese korteri, kui ma olin 18. Ja siis ma käisin veel tegelikult Pärnus Kutsekas. Ma käisin Tallinnas lihtsalt tööl ja võtsin korteri siia, on ju. Siis oli võib-olla siuke väiksem või suuremat moodi reality check sellele, et okei, varasemalt käisid suvel tööl. Tegelikult ei olnud vahet, kas sa käisid või ei käinud, on ju. Aga ma käisin 13 sain, siis ma hakkasin nagu suviti juba tööl käima. Ja siis sa ju lihtsalt kogusid raha selleks, et kooliaasta jooksul, kui sa tahad omale mingit ninni-nänni osta või ma ei tea, sõpradega kinno minna, siis minu vanemad suunasid mind sinnapoole, et see raha ongi sul selleks. Et sa ei hakka selle raha eest omale ise nagu riideid või mingeid selliseid asju ostma, et selle tagavad nemad. Aga kui ma tahangi näiteks välja minna või kellelgi läheb sünnipäev või ma tahan nagu midagi teha, et see raha on selle jaoks. Ja siis, kui ma ka juba kooli kõrvalt hakkasin tööl käima ja seda korterit hakkasin üürima, siis ma sain aru, et okei. See on nagu see hetk, kus mul on vaja teha endale finantside plaan. Alates sellest ajast, kui ma tolle korteri võtsin, täna seal enam ei ela, aga siis ma hakkasin omale tegema poole aasta kaupa näiteks eelarvet. Ma ei tea omale kuulõikes eelarvet või midagi, vaid ma teen iga poole aasta kaupa. Jaanuarist kuni juuni lõpuni on näiteks minu see poole aasta, mis ma teen. Ma panen sinna kirja alati omal püsikulud, sest et tol ajal ma töötasin graafiku alusel.
mis tähendab seda, et mul tegelikult ei olnud stabiilset sissetulekut. Aga korteriüür oli ise juba 450 pluss veel kommud, on ju, talvisel ajal. Suvel olid madalamad. Lisaks veel kõik muud arved, telefoniarved ma hakkasin ka vist ise mingi 17-aastaselt maksma või 16-selt. Et nagu mu vanemad tegid seda step by step. Et ma läksingi äkki ka pikemaks ajaks Tenerifele või mingid asju, siis nad olid, et äkki võtad enda alla siis vaata. Et saad nagu vaikselt harjutada ja siis tõstsime nagu koos mingi telefoninumbrit ümber paketist teise paketti, on ju. Aga siis, kui ma seda korterit võtsingi, siis ma sain aru, et okei, tegelikult stabiilne sissetulek puudub. Mul on kindlad kulutused iga kuu, mis ma pean tagama, et saaks nagu kaetud. Et nagu never ever, sa ei taha võlgu võtta, vaata. Või sa ei taha, et sul tekib kas oma üürilaandja ees või ma ei tea, võtsin läpaka järelmaksu peale, et mul tekiks nendega mingeid probleeme, sest et minu jaoks on see nagu ei tohi juhtuda. Ja siis, kui ma hakkasin neid eelarveid tegema, et mul ongi poole aasta kaupa paigas, mis mul need kindlad kulud iga kuu on, üürkommud, telefoniarve, näiteks mingi järelmaks, on ju. Ja noh, igast mingeid muid asju veel. Mõni kuu tahad juuksurisse minna, ma teadsin juba siis, et ma ei tea, ma käin iga mingi 3 kuu tagant juuksuris. Et siis ma saangi selle ka omal sinna eelarvesse sisse panna, et isegi kui mul ei ole näiteks see kuu nii palju tööd, aga arved saavad kõik kaetud, on ju, ja järgmine kuu ma tean, et mul on kulud suuremad, siis ma juba valmistan ette selleks. Või kui ma tean, et mul on ülejärgmine kuu, ma ei tea, topeltkulude kuu, on ju, et ma ei tea, näiteks tulevad jõulud. Detsember on nii kulukas kuu. Mina ei vaata novembris seda, et kuidas ma järgmise kuu vastu pean. Või et kuidas finantsiliselt on. Ma vaatan seda tegelikult juba septembris, oktoobris. Et kas ma saan midagi juba eelnevalt sinna teha. Ja sealt on see mõtlemine kusjuures küll käinud. Ja mul on see sama Exceli tabel juba, mis meil saab varsti 4 aastat. Iga aasta teen uue nagu sheet'i lehe ka veel. Et siis mul äkki klikkis ära selle, et rahatarkus koju kätte. Aga kui täpselt sa tunned... Ma ei ole rahatark. Ja kui täpselt sa tunned sul nagu, et sa jääd oma eelarvesse või kui tihti see üle läheb või kui palju see üle läheb või kui täpselt ta sul tuleb siis? Ja no vahepeal ma lähen ikka suht jubedalt üle. Ma just üks päev võtsin näiteks huvi pärast mingi maksu- ja tolliameti lahti, et palju ma see aasta juba olen ära kulutanud seda. Maksuvaba tulu arvetust või? Seda ma olen ära nagu vaadanud ja et palju ma siis nagu see aasta teeninud juba olen brutos. No, mul jäi suu lahti, aga mul plõrne, kui see raha läinud on. Et sellest siuksed kohad, jah, tekitavad küsimärke, et tean väga hästi, et tegelikult ma saaks oma rahaga nii palju targemalt teha. Aga ma olen võtnud või noh, mõni kuu jääb üle, on ju, siis vaatad, et okei, tegelikult oleks seda nagu vaja. Teen selle kulutuse ära, on ju. See on see raha täispidi läinud. Mõni kuu võtad natukene vabamalt ja võib-olla lähedki sellest isiklikust eelarvest ka nagu üle, aga päris maha ei sure. Aga noh, on olnud ka neid kuid, kus ei ole enam nagu vaese tudengi kuud, vaid sa tunned ennast nagu kirikurott, on ju. Et neid aegu on ka. Aga noh, neile ma olen ka ideaalne nagu vabanduste leidja. Et ma ei tea, tegin 2 kuud tasuta praktikat, ehk siis näiteks IKP projektirahad maksid 2 kuud mul arveid. Ja siis mul näiteks ka vanemad küsisid, et mis tegid selle rahaga. On nagu mingi kuulge, aga 2 kuud tasuta praktikat, et tööl ei ole nagu aega käia, muud ka nagu teha ei saa, et muidugi see raha läheb sinna. Tegelikult ma tahtsin selle raha kõik kõrvale panna, et suvel näiteks reisile minna. Ja siis tuli nagu praktiliselt päeva pealt oli see, et ma lähen nüüd 2 nädala pärast praktikale. Ehk siis ma pidin kõik oma asjad ümber mängima. Ja kõik nagu need plaanid, mis mul just kui olid tehtud selle rahaga, ma pidin ümber tegema. Selleks, et siis kuidagi nagu toime tulla või survive'ida need 2 kuud. Muidugi tuli ka nagu teisi ümbermängimisi teha. Et ma ei tea, tahtsin mingi sinna minna või tahtsin Rootsi minna, no ei saa. Sa pead tegema selle valiku, et kas sa maksad need arved ära ja et sul on nagu
enam-vähem okei, need 2-3 kuud, mis sa pead nagu ära ohverdama või mitte. nojah, vähemalt paneb rahast mõtlema või seda nagu tõele otsa vaatama. Aga see on ka ideaalne stressiallikas. Mm. Selles suhtes mõni kuu on rahale mõtlemine stress. Mm. jaa, aga see on kõik osa täiskasvanu elust. Kahjuks. Kahjuks küll, jah. Ma mäletan ma sain aru, et täiskasvanu iga on kätte jõudnud, kui ühikasse kolisin elama ja siis sõin, ma mäletan, mis ma sõin, riisi sõin. Tatartisönk. Siis ei olnud tatrajad. Sõin oma riisi ja panin nõud kraanikaussi, läksin, tegin oma asju, mis iganes, magasin välja, ärkan järgmine päev, vaatan kraanikausis, see sama taldrik, kust mina sõin, keegi pole ära pesnud. Mõtlesin, what the hell. Aga siis, kui tatin olin, siis mäletan, sööd, lähed kööki, kuuled, okei, ema peseb nõus, okei, lähed selja tagant niimoodi vaikselt libistad selle taldriku koos lusikaga sinna kraanikaussi ja siis võtadki aegselt ära, paned leegid sealt. Et jah, see... Sa siis õppisid nõusid ise pesema, kui ühikasse ja lisaks kohe pesema, sest teatavasti, kui sa jätad selle sinna vedelema, siis ta jääb sinna ja see toit kivistub sinna ära niimoodi seepärast, et 3 korda rohkem tööd, et ka nagu siuke ettevaatamine ja arvestamine. Aga me vist siinkohal peaks lõpetama ka äkki. Ei, aga me oleme seda väga pikalt juba teinud. Jaa. 8 episoodiks. Aga või on meil veel mingeid teemasid? Küsiks kiirelt seda, et kas teil on mingeid siukseid harjumusi, kus keegi kõrvalt vaatab, tunneb kohe ära, et okei, nagu mis sa oled 14 alles või? Et kus nii-öelda ei ole see täiuslik täiskasvanu elu, vaid mingid asjad on ikka, ma ei tea, MS-i teevad eest ära või see, kuidas sa teed või on, ma ei tea, kodus see tool, mis lihtsalt kogub riideid hunnikusse ja krõpsupakk on seal kõige all või mis iganes see peaks olema, et tuleb teil endal pähe, mis on siuke literally 13-aastase käitumine või? Mul on üks üliloll harjumus. Nagu ma oskan pesumasinaid kasutada, pesu pesema panna, onju. Aga kui ma lähen vanemate juurde ja ma pesen mingeid spetsiifilisemaid asju, emskule, mis programmiga ma selle pesema võin panna, palju ma kraade panen, palju ma pöördeid panen. Need on nagu sellised hetked, kus ma tegelikult tunnen, et vahepeal seda on vaja. Sest et vahepeal on mida vaja? Toetuda mingite asjadega vanematele. Jah, nad on mind kasutanud iseseisvaks, aga just see, et nad on mind kuskil reisil, nad istuvad hispas päikse all ja siis neil plika helistab, et kuule, kuidas ma selle pesema panen või millega ma seda pesta võin. Ma tean, et ma leiaks selle Google'ist või kust iganes üles, on ju. Või kui ma ise natukene rohkem mõtleks. Aga parem on ikka emmele helistada. Jaa, sest et ma ei tea, mida nagu võib-olla ma ise kunagi mõtlen, kui mul laps helistab niimoodi. Aga samas ma tegelikult mõtlen, et vaata, kui sa lendad nii-öelda kodust välja, su vanemad ikkagi tahavad, et sa neid mingil määral vajaksid. Et nad saavad sulle midagi anda. See on nii nagu absurdne, väike pisiasi, on ju. Aga samas ma ei tea, mulle meeldiks, kui mu laps helistaks mingi täiesti jumala pseudo asjaga, et kuule, ma helistan ka isale vahepeal niimoodi, et ma on nii nagu loll küsimus. Aga ma lihtsalt helistan selleks, et küsida. Ma tean, Google annab kõik vastust nagu kätte. Või siis küsid chatilt, et joo, kuidas ma selle sulajope nagu pesema panen. Ütleb kohe ära, aga ma ei taha. Mul vanemad on ka öelnud, guugelda. Ma ei viitsi, ma ei taha. Nemad nagu tegelikult ei saa aru. Miks guugeldada, kui sa vastad mulle kiiremini? Jah, ma helistan sulle, sa võtab vastu, ütled mulle täpselt, sest et ma ei tea, chatile hakka veel saatma pilti, milline pesumasin sul on, mis mudel on. Ja milline jope sul on, et mis jopet sa täpsemalt pesema tahad panna, see võtab ju aega, pluss kui ma olen juba emale helistanud ja siis ta ütleb mulle guugelda selle peale, ma juba nii palju aega raiskanud ju selle peale. Ja pluss emps ju teab, mis riided sul on. Ta teab, et nagu... ta on neid ise kunagi pesnud ju. Jah. Tal on juba selge, seda tahad pesta, pane sellega vaata. Et need on võib-olla siuksed kohad, kus mulle meeldib see mõte, et ma tegelikult ikkagi olen veel laps. Oma vanemate jaoks sa jääd alati lapseks. Sa ei kasva nende jaoks suureks tegelikult. Jah, võib-olla suhtlus, maneer ja stiil mingil hetkel muutuvad. Samuti ka need igapäeva teemad, millest te räägite, need muutuvad. No sa oled ikka tegelikult see väike pätakas seal, kellele lasteaeda järgi tuli minna või nagu
ja see on lahe, et sa nagu märkad seda või et annad vanematele võimaluse aidata just nende pseudo või lihtsate asjadega, et nemad tunnevad, et nad on kasulikud, nad nagu tahavad aidata kõike seda, et see on ülilahe märkamine sinu poolt. Ja noh, see on minu arust ka nii õige, et nende jaoks sa jääd selleks väikseks pätakaks. Ma olen literally oma vanematega pidanud vestlust, et jõu, kuule, kas me saaks nüüd olla lihtsalt sõbrad ja mitte, et nagu, et on mingi vanem ja laps dünaamika. Aga noh, see vist ei tööta lihtsalt, nii peab aktsepteerima, sest et sa oledki, kuule, kuidas rahadega, et on vaja või? ja, et see nagu, ma tean, vanaisa, vanaema mingi ka topivad mingi vanematel raha, et nagu see dünaamika jääbki, sa näed seda nagu põlvkonniti, et see on samamoodi nende soov tahta aidata ja kõike seda. Ketlin, tuleb sul pähe, mis on siuke 13-aastase harjumused, mis mul on ka see pesu pesemisega, et okei, kui mul on nagu kiiresti vaja midagi pestud saada, siis on see, et ma, noh, kui ma ei tea, mis programmiga panna, siis ma helistan emale ja küsin, et kuule, mis programmiga ma neid asju pesema peaks. Aga samas, kui mul on see, et mul ei ole nagu kiire selle kindla asja pesemisega, siis noh, ma kuidagi sujuvalt panen ta sinna pesumasina ette või sinna pesukorju, et siis kui ema nädalavahetusel pesema paneb, et siis ta paneb ise ka need pesema. Pesu pesemine ja pesu triikimine on asjad, mida ma ei kannata, ma ei salli neid. Need on nii tüütud tegevused, need on küll vajalikud, aga ja ma saan nad tehtud, kui neid teha vaja, aga kui mul on võimalus sellest kuidagi mööda hiilida, siis ma siiamaani kasutan seda suurima hea meelega. Ma literally pole triikinud, ma ei tea, 7-aastasena vist triikisin, sest see tundus lahe sootsi, millele ema triigib, et ma tahan ise triikida nüüd. Ma ei triigi oma triiksärke, ka ei triigi, nagu miks vaeva näha üldse. Ma ei kuivata oma nõusi ka, ma ei saa, miks inimesed nõusi kuivatavad. Ja okei, Täirivad need veeplekid. No Need näevad koledad välja. Ma olen teeninduses töötanud nii pikalt, siis see on nagu sa näed neid, need karjuvad sulle silma. Restoranis okei. Nagu teeninduses töötad ja siis näed seda, et noh, ma olen kogu aeg olnud sellistes kohtades, kus on nagu klaaside poleerimine peale nende kuivamist veel nagu vägagi oluline osa sinu tööst, et need tuleb lihtsalt ära poleerida ja siis kui sa näed kuskil käid mingisuguses kohvikus ja niimoodi, siis ma näen neid veeplekke ja siis mulle ei meeldi kohe näha, et ei ole tehtud seda, mis tegema peab, et see hakkab silma, kui sa nagu ise oled selle sees olnud, vaata. Et okei, taldriku puhul ma panen ta sinna tagurpidi selle rätiku peale või siis resti peale panen. No ta sõltub, kas sul on vaata rist või noh, ühikas mul on see, panen lihtsalt kuskile rätiku peale, aga kodus mul on rest, et noh, ma panen sinna ta kuivama, vaata, siis ta tilgub tühjaks sinna resti alla. Aga klaasid on küll see, et need peavad ikka ilusad välja nägema. Ta helli kutid, rääkimata sellest, ma ei kuivata oma nõusi. Kui ma tean, mul lähiajal kedagi ei ole külla tulemas, ma ei viitsi oma taldriku pestagi nii, et sealt kõik toit maha tuleks. Ma tean, mis on homme ka ise sealt uuesti, mis ma sellest hakkan nagu liigselt vaeva nägema. Mul on paremat teha, kui see viimane tatt. See on nii suurik. Aga äkki ta muutub ühel hetkel, vaata. Leiab naise endale, siis äkki ta veel kasvab. Äkki ta ei ole veel, vaata, täiskasvanu. 17 igavesti. Jah. Et nagu inimesed ongi, see on üks teeb ise oma valikud. No jah. Mina olen kohutav riiete ärapanija vahepeal. Seda ma ka ei oska. Kõige parem on nagu siis, kui ma ei tea, ma pean kas või nädalavahetuseks kuhugi minema. Ma olen elu jooksul nii palju nagu pidanud ringi seeberdama nädalavahetuseti nagu kodust eemale, et ma tean täpselt, mis asju mul nagu selleks ajaks vaja on. Ja kui palju asju mul reaalselt on vaja, et nendega nädalavahetus siis vastu pidada, on ju. Aga siis, kui ma peaks ära unustama, kus need mul kapis on. See on terve põrandriideid täis. Ja kõige halvematel juhtudel need on seal mingi nädal või 2 olnud. Sest ma joon koju ja ma vaatan neid riideid, ma nagu mingi not today. Ma ei pane neid täna kappi tagasi. Homme. Ja siis on nagu ülihea excuse, mida ise endale tuua on see, et aga ma pean nii või riideid veid sorteerima. Need on juba seal põrandal, et siis kui ma neid kokku hakkan panema, siis ma vaatan, kas ma üldse kannan seda veel. Et äkki ma panen selle nagu sinna kotti, kus ma enam ei kanna nii palju riideid ja asju. Et äkki ma annan need ära ühel hetkel. Või siis sa oled nagu mingi, tegelikult mul ongi vaja need riiulid ümber mängida. Et ma ei tea, särke on rohkem tulnud kapi juurde kui pusasid, on ja pusad paneks teisele riiulile hoopis.
ma ei tea . ma ka kord 2 aasta jooksul teen seda . aga Ketlin ja Triinu, kas te tunnete, te olete täiskasvanud ? vahepeal ikka . vahepeal on küsimärgi all, et noh, ma ei tea , vanuse poolest nagu oleks, aga vahepeal on ikka siuke tunne, et ma ei tea , kas ma käitun päris täiskasvanulikult . võib-olla mingisugused otsused, mis ma teen või sellised , need kõlavad nagu või noh , kui keegi teine kuuleb, et mille järgi ma otsust teen või nii, et kas sa nagu mõtlesid loogiliselt või nagu täiskasvanu mõtleb või sa lihtsalt otsustasid, et davai, ma nüüd teen või davai, ma nüüd lähen reisile, sest noh , minu otsused on vägagi impulsiivsed aeg-ajalt . aga mis see läbiv tunne on , kas sa läbivalt noh , kas ütleme , kas sa identifitseerid ennast kui täiskasvanu , kas tunned sa täiskasvanu pigem ikka . mm ? Et seda , et noh , ma tunnen seda , et mul on nagu see vastutus , et ma olen täisealine , ma olen täiskasvanud inimene , ma pean vastutama oma tegude eest , et nagu see vastutuse tunne ja see on mul ikka olemas , et minu arust see nagu on see , mis annab selle , et noh , okei, kui ma midagi teen , siis sellel on ka tagajärg . et kuigi lapsena oli ka see , et noh , mind on kasvatatud niimoodi , et igal asjal , mis ma teen , on tagajärg , siis noh , täiskasvanuna sul on see , et noh , kui lapsena on see , et võib-olla saad õiendada või midagi , siis täiskasvanuna on reaalsed tagajärjed ja need võivad päris halvad aeg-ajalt olla . et noh , tuleb ikka aru anda , mida sa teed ja kuidas sa teed . kuidas sa tunned , Triinu ? oled täiskasvanu ? tahaks öelda , et ma tunnen , et ma pean olema . aga samas ma tunnen , et ma olen ikkagi veel , ma ei ole ka nagu laps , ma ütleks , ma olen noor . ma ei ole täiskasvanud , okei , jah . Otsused , valikud , vastutus , kõik sellised asjad nagu käivad igapäevaelu juurde . aga ma ei tahaks öelda , et ma olen täiskasvanud inimene . et nagu seda arenemisruumi ja siukseid asju on nii palju tegelikult olnud . aga sel juhul , kas nagu jõuab kätte see aeg , millal sa arvad , et saab öelda nüüd , jah , nüüd ma olen täiskasvanu ? või mis defineerib , kust see joon ületatakse , et nüüd oled täiskasvanu ? korter , mees , laps , pumm ja koer , kas siis on täiskasvanu või mis see on , mis täiskasvanuks meid teeb või ? ma ei tea . kusjuures ma ei tea . nagu ma , võib-olla ma praegu ise venitan enda võib-olla seda otsust või enda mingite mõtete defineerimist sellega , et ma eitan seda . võib-olla ma olen . aga samas tegelikult ma olen 21 alles . I'm just a girl . At this point , viimasel ajal mul on sõnavarasse seda nii palju hakanud tulema , et I'm just a girl . Leave me alone . I don't know , I just live here Yes . mm . et nagu sellised asjad , et jah , ma tean , et mu töö ja kõik asjad nõuavad seda , et ma pean olema kas konkreetne või otsustama , vastutama , andma aru mingite asjade eest . jah , need on need kohad , kus ma pean täiskasvanud olema . et ma siiski nagu , ma ei tea , tänases kontekstis ma justkui vastutan koolitudengite heaolu eest . aga samas ma olen täpselt samamoodi tudeng . et see on ka nagu justkui 2 küljega asi , et jah , ma tahan , et kõigil oleks nagu hästi , ma töötan selle nimel , et see nagu keskkond muutuks paremaks , inimesed , whatever , onju . aga samas ma ei tea , peale nagu päeva lõppu ma olen ka see noor inimene , kes mõtleb selle peale , et huvitav , kas ma lähen täna kuhugi baari või kas ma lähen mökusse , on ju , mingi sõpradega , whatever . et sellised asjad . samas ka täiskasvanud inimesed , nii-öelda need täiskasvanud , kes mingi 28 , 29 , nad käivad samamoodi nädalavahetuseti väljas . et nagu , mis üldse tegelikult defineerib selle , et sa oled täiskasvanud ? mõni on ka 40-selt veel laps . jah , see on hea küsimus , millega saadet alustada . et nagu
mina ei suuda seda näiteks ära defineerida. Ma ütlen, ma olen noor inimene. Ma ei tea, mida ma elus tahan. Äkki täiskasvanud inimene on see, kes ütleb, et jaa, ma tahan elus seda ja seda. Siis mu elu on nagu complete. Võib-olla ma olen vanaduspõlves saan alles aru, et tegelikult ma olen rahul selle eluga, mis ma elasin, on ju. Who knows? Mina ei tea. I'm just a girl still. Ja ma tunnen, ma olen ikka see, kes 7. klassis pärast kehalise tundi ei viitsin nagu pesema minna, aga lihtsalt nagu rohkem aastaid on sellest möödas, et nagu ei tunnegi, et oleks mingi piir või mis hetkel oled täiskasvanud või kas oled täiskasvanud. Ega väga ei vaeva oma pead ka sellega, aga lihtsalt kui mõtled käitumise üle järgi, siis ka võib-olla meelega võitled selle vastu, et peaks ennast pidama oma täiskasvanuks või täielikku vastutust kõikide oma tegude üle võtma. Kusjuures, kui osad inimesed näiteks midagi räägivad või kuidagi käituvad, siis meie alateadvus või nagu see, mida me ise oma keskis mõtleme, on ju kohe see, et ta käitub nagu laps. Vaata, mingeid situatsioone, te olete ise ka mõelnud, et see inimene näiteks kas reageeris või vastas sellele, nagu ta on laps. Aga mis seda nagu üldse defineerib? On nagu lapsi, kes käituvad väga täiskasvanulikult, on ju, ja on täiskasvanuid nii-öelda, kes käituvad nagu lapsed. Tegelikult ei ole seda piir, ütleks mina. See ei tule vanusega. Ei. See ei tule sul tegelikult ka mõistusega. See on siis, kui igaüks jõuab sinna maale, kus ta on. Ma ei tea, tõmbame otsad kokku, et meil on kohe 2 tundi täis siin japatud. 15 minutit on puudu 2 tunnist. Okay. Nüüd läheb 15 minutit veel introle. Nii kui keegi selle saate lõpuni kuulas ja tunneb, et samastub sellega, mida me kõike siin täna rääkisime, siis teadke, et sama lihtsalt. Me tunneme samamoodi. Ja. Me ka tegelikult ei tea mitte midagi. Ja improviseerimine käib. Ja, õpime tegevuste käigu pealt. Nii nagu tuleb, nii läheb. Äkki mõtlesin välja just. No. Me alles õpime elama. Me ju ei tea, kuidas elu käib. See on su esimene elu ju. Või sa oled siin maailmas esimest korda selles suhtes. Võib-olla sõltub, mis usub, on ju. Jab, see on hea jätk. Aga sõltub, kes mida usub, aga samas fakt on see, et selles elus sa oled siin maailmas esimest korda. Ja, ma alles õpin. Ma ei tea mitte midagi. Sa panedki full improt. See ei saagi olla, sa lähed. Jah. Tugevad. Jah, peab vaatama, et radikaid seal vees oleks lihtsalt, kui vaatsa hüpata. Aga jah. Oli tore. Kõige pikem episood, mida oleme teinud tõenäoliselt. Jah, ilmselt küll. Aga tore, kui keegi lõpuni kuuldas. Jah, nii et aitäh kõigile, või kellel iganes, kes selle lõpuni kuulas. Aitäh Ketlin, aitäh Triinu, et olite Erik Salvestas ja aitäh Reimo ka, et siin oli. Aitäh Reimo. Aitäh. Ja davai, sau. Davai.